Sõjas on nädal pikk aeg. Kõik võib juhtuda. Ja Venemaa jaoks võivad 7 lühikest päeva muuta selle, mis tõotas olla taastuv naftaekspordimajandus, leekivaks segaduseks, mille on põhjustanud Ukraina süvalöögid. Muidugi, just see ongi juhtunud, kuna Venemaal on tulnud taluda 7 põrgulikku päeva, mis on neilt kõik ära võtnud. Ukraina tegi 1 nädalaga seda, mida sanktsioonid pole suutnud aastate jooksul, ja kõik, mida Venemaa teha saab, on leekivates rusudes tuhnida. Kõigepealt viime teid 31. märtsi juurde. Just siis tuli uudis, et Ukraina oli sooritanud süvalöögi Venemaa olulise Läänemere sadama Ust-Luga pihta. Rünnak toimus tohutu naftakompleksi vastu, mis töötleb iga päev 700 000 barrelit naftaeksporti. Lisaks teistele eksporditavatele kaupadele, nagu teravili, väetised ja kivisüsi, oli see löök Läänemere ekspordivõrgustikule, mis haldab 40% Venemaa naftamüügist. See üksi oleks olnud Putinile väga halb uudis. Aga see, mida me nägime 31. märtsil, polnud ühekordne juhus. Kui üldse, siis oli see pigem võiduring. See oli justkui hüüumärk nädalapikkusele süvalöökide seeriale, mis sihtisid Ust-Lugat ja Venemaa teist olulist Balti sadamat, Primorskit. Tegelikult oli 31. märtsi rünnak juba 4. kord 1 nädala jooksul, kui Ukraina droonid olid Ust-Lugat tabanud. Ja see pidev surve saadab Putinile väga selge sõnumi, et naftataristu, mida ta kunagi pidas turvaliseks, on nüüd sihtmärgiks. Tegelikult see pole lihtsalt sihtmärk, vaid midagi, mida Ukraina võib tabada oma äranägemise järgi. Sama kehtib ka Primorski kohta, mis on õigustatult olnud Ukraina korduvate rünnakute ohver sellel Venemaa jaoks põrgulikul nädalal, mis tundus lõputuna. United24 meedia annab üksikasjad, märkides, et Ukraina kampaania Putini Läänemere sadamate vastu algas 23. märtsil mõne näiliselt üksiku rünnakuga. Ukraina oli taas alustanud õhurünnakuid, ilmselt vastusena Venemaa suutlikkusele praeguses Iraani kaoses kasu lõigata. Aga kindlasti pidi see kõik sellega piirduma, ja kui see olekski nii olnud, oleks sellest piisanud. 23. märtsi rünnak põhjustas Primorski sadamas mitu plaavatust ning süütas kütusemahutid. Need on võtmetähtsusega sadamatöös, mis suudab tippkoormusel hoiustada 921 000 tonni toornaftat ja 240 000 tonni naftatooteid. Kuid see, mis näis olevat üksikrünnak, osutus hoopis millekski muuks. Ukraina jätkas rünnakuid. Päevast päeva on droonid sadanud Ust-Luga ja Primorski peale võimsas kampaanias, mis on palju suurem ja tugevam, kui Putin oleks osanud oodata. Need sadamad pidid olema turvalised. Sellepärast Venemaa neid kasutas. Kuid Ukraina droonid on läbinud 100 miile, vältides õhutõrjet või lihtsalt sellega kokku puutumata, et põhjustada 7 päeva kurbust sadistlikule juhile, kes andis käsu tungida Ukraina territooriumile. Pärast seda põrgulikku nädalat peab Venemaa tõsiasjaga silmitsi seisma. Kõik põleb Ust-Lugis ja Primorskis ning tulemused räägivad enda eest. 3 kütusemahutit Ust-Lugis hävitati 29. märtsi rünnakus. Nende mahutite kogumaht oli 90 000 tonni naftat, mis kõik põleb koos mahutite hävinud kestadega, mis seda kunagi sisaldasid. Ukraina 25. märtsi rünnak samale sadamale hävitas 5 kütusemahutit, mis tähendab veel 150 000 tonni kütust leekides. Lisaks tabati sadamas kai ääres seisnud 3 varilaevastiku tankerit. Sarnast kahju on nähtud ka Primorski sadamas ning Venemaa on olnud sunnitud viimase nädala jooksul mitu korda kogu nafta laadimise täielikult peatama. Venemaa tegeleb tulekahjude kustutamise, kahjude hindamise ja tõsiasjaga, et hävitatud sadamate taastamiseks ligilähedaseltki varasemale võimsusele kulub nädalaid, kui mitte kuid hooldustöid. Ja isegi, kui need parandustööd algavad, teab Venemaa, et Ukraina võib lihtsalt sadamaid uuesti sihikule võtta. Miski ei suutnud neid peatada selle 7-päevase põrgu jooksul. Pole tõenäoline, et Venemaa suudab ka tulevaste rünnakute vastu midagi ette võtta. Varilaevastiku tankerite liikumine või õigemini selle puudumine on samuti kõnekas. Nädala jooksul. 23. kuni 31. märtsini laaditi Primorski sadamas vaid 4 tankerilaeva. Tavaliselt on see arv 10. Ukraina vähendas tankerite laadimismahtu 60% võrra. Ust-Lugas oli see isegi suurem, sest tavapärasest 8 asemel laaditi ainult 2, mis tähendab 80% langust. Ja loomulikult tähendab vähem laaditud tankereid ka vähem müüdud naftat. Tavapärasest 4,1 miljonist päevas eksporditud barrelist on Venemaa naftamüük langenud vaid 2,3 miljoni barrelini. See tähendab, et iga päev jääb müümata 1,8 miljonit barrelit ajal, mil Venemaa püüab olukorrast maksimumi võtta, kuna nafta hind on operatsioon Eepiline raev järel hüppeliselt tõusnud.
muidugi tähendab väiksem müüdud barreli arv ka seda, et Venemaa naftatööstus teenib vähem tulu. 31. märtsi United 44 meediaraportis on selle kohta üksikasjad. Selles öeldakse, et Venemaa Uraali toornafta keskmine hind oli tõusnud $11,30 võrra, jõudes sõja tõttu Iraanis $73,24 barreli kohta. Iraan. Kuid hoolimata sellest järsust hinnatõusust tõi Ukraina poolt Venemaale kehtestatud lendavate sanktsioonidega põrgu nädal kaasa selle, et Venemaa teenis nädalal, mis lõppes 29. märtsil, vaid $1,44 miljardit. Eelmisel nädalal teenisid Venemaa naftahiiglased tulu $2,45 miljardit. Seega on see üle $1 miljardi naftatulu, mida Kreml ei saa sõja jaoks maksustada. See ongi kogu mõte. Venemaa arvas, et talle on sõjas visatud majanduslik päästerõngas, kuna lääne sanktsioonide ebaõnnestumiste ja kiiresti tõusvate naftahindade koosmõju võimaldaks tal teenida miljardeid dollareid rohkem naftatuludest. Ja siis midagi muutus. Ukraina sihtis oma droonidega ja tabas sihtmärke ikka ja jälle. Nüüd on võimalus, mida Venemaa lootis soodsaid olusid ära kasutades rahaks teha, on Ukraina Balti sadamatesse suunatud tulejõu all põlema läinud. Vaid 7 päevaga on Ukraina suutnud teha seda, mida sanktsioonid pole aastate jooksul suutnud. Ja see on asetanud Venemaa majanduse, millel oli hetkeks lootusekiir, kiirele teele täieliku hävingu poole. Me tuleme Venemaa majandusprobleemide juurde hiljem tagasi. Kõigepealt keskendume sanktsioonide ebaõnnestumistele, millele võib pidada Ukraina nädal aega kestnud Venemaa energiaekspordi õõnestamist otseseks vastuseks. Oleks ebaõiglane väita, et lääne sanktsioonid on Venemaa sõjamasina vastu täielikult läbi kukkunud. Need on tõepoolest vähendanud Putini võimet sõda pidada, nagu majandusvaatlus välja toob. Väljaande sõnul on Putini sissetungi algusest kuni 2025. aasta augustini lääne sanktsioonid maksma läinud Venemaale umbes $100 miljardit tulu, mida ei saa enam kasutada sõduritele palga maksmiseks ega varustuse ehitamiseks, mida Ukrainas kasutada. See on hea tulemus, seda ei saa eitada, kuid probleem seisneb selles, et $100 miljardit veidi enam kui 3 aasta jooksul kahvatub, võrreldes summaga, mille Venemaa on endiselt suutnud teenida nafta ja gaasi müügist. Ainult 2024 aastal suutis Venemaa vaatluskeskuse andmetel teenida oma nafta ja gaasi ekspordist $235 miljardit. See juhtus hoolimata sanktsioonidest ning tegelikult oli see 0,5% rohkem kui 2023 aastal teenitud summa ja vaid 3,7% vähem kui 2021 aasta tulu, mis oli aasta pärast COVID-pandeemiat, mis halvatas nafta müügi. Need ei ole need ulatuslikud tulemused, mida Ukraina sanktsioonidelt lootis ning selle tagajärjel on Putinil olnud palju rohkem raha, kui tal peaks olema, et rahastada oma sissetungi Ukrainasse. Kui lisada siia varilaevastik, mille ehitamisele arvatakse Putin olevat kulutanud üle $14 miljardi ning mis toob Venemaale veelgi rohkem ebaseaduslikku nafta ja gaasiraha, siis tekib tõsine probleem. Lääne sanktsioonid on paberil head, need avaldavad ka mõju. Aga need ei lähe piisavalt kaugele ning võib väita, et nende sanktsioonide jõustamine pole vastanud sellele, mida neilt oodati. Seejärel käivitati operatsioon Eepiline raev ja operatsioon Mürisev lõvi. See ühisoperatsioon Iraani vastu, mis on olnud tõhus näide Ameerika toorest tulejõust, on sanktsioonide probleemile lisanud veel ühe mõõtme, andes Venemaale päästerõnga, kuigi mitte nii tugeva, kui Putin sooviks. Aga kui see on see tüüpi ülevaade, mida sa tahad näha, siis ära unusta The Military Show tellida. Me teeme selliseid analüüse igal nädalal. Operatsioon Epic Fury jätkamise poolt ja vastu on palju argumente. Aga üks asi, milles kõik nõustuvad, on see, et see on põhjustanud kaose energiaturgudel. Iraani otsus blokeerida Hormuzi väin asümmeetriliste taktikatega on otseselt mõjutanud neid naftahinna tõuse, mida me mainisime. Ja konflikti esimestel nädalatel olid Putin ja tema kaaslased kõik naerul, kui naftaraha hakkas sisse voolama. 12. märtsi raportis märkis The Guardian, et Venemaal õnnestus sõja esimestel 2 nädalal Iraanis saada fossiilkütuste müügist umbes €6 miljardit ehk $6,93 miljardit. See tähendas 14% kasvu võrreldes sama perioodiga veebruaris, mis andis lisaks $672 miljonit ehk umbes $776 miljonit nafta, gaasi ja söe müügist. See on kogu lisaraha, mida Venemaa ei pidanud teenima ja mida Kreml saab maksustada, et rahastada Putini sissetungi. Märtsi lõpuks teatas Business Insider, et Venemaa nafta müüdi ülemaailmsetest hindadest kõrgemalt tänu Iraani sõja põhjustatud pakkumissokile. Venemaa naftat kaubeldi varem $12 allahindlusega, kuid nüüd müüakse seda $4 lisatasuga, võrreldes Põhjamere naftaga, mis on täpselt vastupidine mõju sellele, mida sanktsioonid ja hinnalaed peaksid avaldama.
Rääkides sanktsioonidest, on Putinil Iraani sõja algusest saadik olnud veel üks soodne võimalus. Märtsi lõpus leevendas USA mõningaid sanktsioone, mida ta oli Venemaa vastu kehtestanud. See ei ole kõikehõlmav sanktsioonide tühistamine ning oluline on märkida, et see on vaid ajutine. Aga see tähendab, et teatud Venemaa laevad, mis olid varem Ameerika sanktsioonide nimekirjas, sealhulgas Venemaa lipu all sõitvad naftatankerid, on saanud üldise loa oma nafta lossimistoimingute lõpetamiseks. RBC Ukraina teatel kehtib see ajapikendus ainult kaubale, mis laaditi enne 12. märtsi ning see kehtib kuni 11. aprillini. Kuid isegi nende piirangutega on Ameerika otsus tekitanud vastakaid tundeid. Ühelt poolt on lihtne mõista, miks USA selle otsuse tegi, sest tõenäoliselt näeb ta sanktsioonide ajutist tühistamist kiire ja lihtsa, kuid sugugi mitte pikaajalise lahendusena operatsioon Eepiline raev põhjustatud naftahinna šokile. Siiski on mitmed lääne liidrid, sealhulgas Saksamaa kantsler Friedrich Merz ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron nimetanud seda meedet tarbetuks ning Macroni puhul ka mitte mingil moel õigustatuks. Isegi ajutine leevendus Venemaale võiks avada ukse tulevikus täiendavateks sanktsioonide leevendusteks, eriti kui operatsioon Eepiline raev kujuneb pikaajaliseks kampaaniaks. Ukraina president Volodymyr Zelenski ühines hukkamõistuga, öeldes kohtumisel Macroniga Prantsusmaal. Sanktsioonide tühistamine viib Venemaa positsiooni tugevnemiseni. Ainult see Ühendriikide poolne leevendus võiks anda Venemaale umbes $10 miljardit sõja jaoks. See kindlasti ei aita rahu saavutamisele kaasa. Muidugi on kõik, mida USA on teinud ja mis aitab Venemaad, ajutine. Sama võib öelda ka Hormuzi väina blokaadi ja naftahinna kaose kohta, millele see on kaasa aidanud. USA president Donald Trump ütles ise 1. aprillil, et USA viib töö Iraanis lõpule, kuigi selleks kulub veel 2 kuni 3 nädalat. Peame ootama ja nägema, kas see vastab tõele. Kui see nii on, siis on Venemaad soosinud kaosele lõpp juba silmapiiril. Aga Ukraina jaoks on iga Venemaale kasulik asi juba liiga palju. Selle asemel, et lasta Putinil teenida rohkem raha nii varasemate sanktsioonide kehva rakendamise kui ka kogu operatsioon Eepilise raevu jooksul toimunu tõttu, valis Ukraina teise võimaluse. Kui traditsioonilised sanktsioonid ei aita nii palju kui peaksid, siis nädalajagu õhust tulevaid sanktsioone teeb töö ära. Ja see toob meid tagasi Ust-Luga, Primorski ja üldisemalt kogu Venemaa Läänemere nafta eluliini juurde. Lisaks on veel üks asi, millest me pole veel rääkinud, nii et jää meiega lõpuni, et teada saada, mis see on. Nüüd, Läänemere rindel, oleme juba jaganud palju numbreid, mis kajastavad 7 põrgupäeva vahetut mõju. Vaatame nüüd, mida Ukraina on laiemas plaanis saavutanud. Atlantic Councili andmetel on 2 Balti sadamat, mida Ukraina on 7 päeva purustanud, moodustavad 40% kogu Venemaa ekspordivõimsusest. See on tohutu arv ja Ukraina rünnakud selle võimsuse vastu tekitavad palju muret nii Venemaal kui ka väljaspool seda. Nafta- ja gaasitööstuse analüütik Boris Arenstein on juba nimetanud seda, mida me sel nädalal nägime, kõige tõsisemaks ohuks Venemaa naftaekspordile alates sellest, kui Putin 2022 aastal oma sissetungi alustas. Seda ohtu saab veelgi suurendada. Ukrainal on selgelt välja kujunenud teed Balti sadamatesse ja Venemaal on nüüd olnud rohkem kui nädal aega, et neile reageerida, kuid seda pole tehtud. Need rünnakud on samuti tõendiks, kui seda veel vaja oleks, et Ukraina on arendanud oma kaugmaa löögivõimekust nii kaugele, et suudab tabada suurt hulka sihtmärke, mis on Venemaale üliolulised. Need on kõik signaalid, millele Putin peab tähelepanu pöörama, sest kui Ukraina tabab korduvalt Venemaa Balti sadamaid, võivad need jääda rivist välja kogu Ukraina sõja ajaks, eeldusel, et Ukraina jätkab oma lendavate sanktsioonide kasutamist. Vaatame uuesti üle selle varajase naftamüügi edu, mida Venemaa nautis operatsioon Eepiline raev esimese 2 nädala jooksul. Me rääkisime teile varem, et The Guardian teatas, et Venemaa teenis sõja esimese 2 nädala jooksul $6,93 miljardit. Balti sadamaid ei ole Ukraina poolt täielikult suletud, kuid nad liiguvad sellele järjest lähemale. Kui see juhtub, langeb 2 nädala $6,93 miljardi tulu $4,158 miljardi. Lihtsalt seetõttu, et Venemaa kaotab 40% oma ekspordivõimsusest. Lisame siia ka selle $235 miljardi suuruse summa, mida mainisime varem. See oli Venemaa 2024 aasta nafta- ja gaasitulu. See langeb $141 miljardi, kui 40% Venemaa ekspordivõimsusest jääb kasutusest välja. Meie mõte siin on see, et Ukraina lendavad sanktsioonid on näidanud, et Venemaa majandust saab tugevalt mõjutada juba 1 nädalaga. Kujutage ette, mida Ukraina suudaks saavutada kuu või aasta pikkuste rünnakutega. Balti sadamad võiksid muutuda ohtlikuks tsooniks, kuhu ükski tankerikapten, kes on täie mõistuse juures, ei tahaks siseneda. Ja see võiks võtta miljardite kaupa dollareid Putini sõjakassast välja.
ja see läheb Ukraina jaoks veel paremaks. Hetk tagasi ütlesime teile, et on veel üks asi, mida me pole videos veel käsitlenud. See teine asi on Siber. Kui Vladimir Putin arvab, et see, mis toimub Venemaa Balti sadamates, on praegu probleem, siis saab ta maruvihaseks, kui ta mõistab, et Ukraina on seosed kokku viinud, et luua kampaania, mille eesmärk on Venemaa majandust halvata. United24 meedia toob selle kohta üksikasjad, märkides, et Ust-Luga ja Primorsk on osa Siberi naftavarustuse ahelast, kuhu kuuluvad Družba torujuhe ning 2 rafineerimistehast, Kirošinevda Orgsyntes ja Jaroslavl. Kokku vastutavad need rajatised 2,6 miljoni barreli eest Venemaa enda väitel 9 miljonist barrelitest, mida ta suudab iga päev toota. See tähendab, et peaaegu kolmandik kogu Venemaa nafta ekspordist on koondunud nendele 5 objektile. Nüüd saavad Ust-Luga ja Primorsk nii tugevalt pihta, et nad on sunnitud tegevuse peatama. Družba torujuhe on olnud suletud alates jaanuarist, mis põhjustab varustusprobleeme Ungarile, Slovakkiale, Tšehhile ja mitmele teisele Euroopa riigile. See tähendab, et 3 5 punktist on ühendatud. Veel üks punkt tuleb mängu siis, kui mõistad, et Ukraina poolt Venemaale põhjustatud põrgu nädalasse kuulus ka rünnak Kirošinevdi Orgsüntesitehasele umbes nädala keskel. See rünnak oli piisavalt võimas, et rafineerimistehas sulgeda, mis tähendab, et veelgi rohkem barreleid, mida Venemaa oleks saanud eksportida, langeb mängust välja. Mis puudutab Jaroslavlit, siis ilmselt oskad juba aimata, mida me sulle kohe ütleme. Ka seda tabati. 28. märtsil tuli uudis, et ka see rafineerimistehas oli leegis pärast Ukraina droonirünnakut. Punktid on üksteise järel ühendatud. Kuigi Ust-Luga ja Primorsk on kogu tähelepanu keskpunktis ja õigustatult, on nende ilmsete probleemide taga Venemaale veelgi suurem oht. Ukraina on kogu Siberi naftatarneahelat rivist välja löömas. Tüki kaupa on see lagunenud. See oli sedavõrd koordineeritud ja läbimõeldud, mida me pole Ukrainalt kogu sõja jooksul varem näinud. Üksikute rünnakute päevad Venemaa naftarajatiste vastu on läbi. Ukraina on taas oma strateegiat täiustanud. Korduvad rünnakud kogu tarneahela võtmesõlmede vastu on nüüd süvarünnakute uus tavapärane muster ja see ongi Putini jaoks suur probleem. Ta kaotab kriitilisi ressursse, mis toetavad Venemaa majandust ajal, mil see majandus on stagnatsioonis. Ja isegi Kremli-meelsed eksperdid ütlevad, et see viiakse põlvili. Venemaa keskpank, kõrgem majanduskool ja makromajandusliku analüüsi ja lühiajalise prognoosikeskus avaldavad kõik näitajaid, mis viitavad sellele, et Venemaa majandus on alates 2025. aasta novembrist majanduslangusesse sisenenud. Ja siit edasi läheb asi ainult hullemaks. Ukraina on Venemaa nurka surunud. Väljakutse on nüüd selles, kuidas Venemaad seal hoida. Põrgu nädal peaks olema see löökide seeria, millele järgneb kõikvõimalikud tugevad löögid, altlöögid ja kõik muu, mida Ukraina suudab Venemaa pihta visata. Teisisõnu, Ukraina ülesanne on nüüd hoida Siberi tarneahelat rivist väljas. Ajutised sulgemised on üks asi ja need näitavad Ukraina lendavate sanktsioonide tõhusust, kuid kui Ukraina jätkab samas vaimus, lõpeb operatsioon eepiline raev. Venemaa infrastruktuur ei suuda taastuda ja miljardid, mida Venemaa juba Ukraina rünnakute tõttu kaotab, muutuvad 10 miljarditeks. See võib olla piisav, et survestada Putinil oma sissetung lõpetada. Ja samal ajal, kui Venemaa üritab oma haavu lakkuda, mida Ukraina näib pärast põrgulikku nädalat taas lahti rebivat, läheb Ukrainal järjest paremini. Lähis-Idas sõlmitakse kokkuleppeid, mis võivad kindlustada Ukraina finants- ja sõjalise tuleviku pikaks ajaks. Kui mürgine suits lämmatab Peterburi, peab Venemaa mõtlema, mis teda just tabas. Me võime teile öelda, Ukraina tabas Venemaal Neva jõe ääres asuvat sadamat nii tugevalt, et Peterburist sai üleöö elamiskõlbmatu. Sõda on jõudnud Venemaale ja Peterburi elanikud kardavad nüüd Ukrainat. Ja niil on põhjust karta. Ukrainal on neid droone veel palju ja tõenäoliselt jõuavad need üsna pea taas Peterburi. Peterburi võib küll öelda, et enam kunagi mitte. Vabandust. Aga see soov ei täitu. Praegu on Neva jõe ääres asuva Ust-Luga sadama kohal suitsu. Aga see suits ulatub palju kaugemale kui sadama ja jõe piirid, kuhu see välja viib. Kui Peterburis koitis, ärkasid elanikud mitte kevadise päeva esimeste päikesekiirte, vaid paksu, lämmatava suitsukatte peale, mis täitis taeva. Linna tavapärane sagimine ja melu asendus kõheda ja hirmunud vaikusega, kui elanikud vaatasid akendest välja musta pilve poole, millest päike läbi tungida ei suutnud. Paljud oleksid arvanud, mis juhtus. Ukraina kaugmaadroonid olid taas löögi andnud. Ja tõenäoliselt oli sihtmärgiks Ust-Luga sadam, mis on Venemaa naftaekspordi jaoks ülioluline.
Paljudele nähtamatuks jäid tulekahjud, mis haarasid selle võtmesadama ja selle naftahoidlad. Kõik, mida nad nägid, oli suits ja nad polnud ainsad. Eesti linnas Narvas, mis asub Ust-Luugast 25 kilomeetri ehk veidi enam kui 15 miili kaugusel, on suits, mis tõuseb räsitud sadamast nähtav. Õnneks pole tohutu suitsusammas Narvasse jõudnud, kuid seda on kaugelt näha kõrgele taevasse tõusmas. See on monument mitte ainult Ukraina kaugmaa rünnaku edule, vaid ka selle jõule. Eestil oli juba aimdus, et midagi sellist on tulemas. Eesti kaitsevägi oli isegi andnud välja häire, kui tundmatu õhusõiduk sisenes riigi õhuruumi. Mured Venemaa rünnaku pärast Balti riigi vastu asendusid kergendusega, kui droon tuvastati Ukraina omana. Mitte kaua pärast hoiatuse andmist leidis see droon koos mitme teisega oma sihtmärgi. Ust-Luga on leekides. Aga Venemaa jaoks on tõeline probleem see, et Ukraina ei ole piirdunud ühe rünnakuga. Alustame kõige hiljutisemast rünnakust. 29. märtsil teatas Ukraina SBU Alfa-üksus Facebookis oma viimasest rünnakust ühe Venemaa tähtsaima naftasadamate vastu. Sel ööl töötasid erioperatsioonide keskuse Alfa SBU kaugmaadroonid edukalt Venemaa Leningradi oblastis asuva Ust-Luga naftaterminali sadama infrastruktuuri kallal, seisis postituses. Samuti mainiti ähmaselt, et Ust-Luga rajatises registreeriti tulekahju ning oli ka mitu kannatanut. Venemaa püüdis muidugi kõike pisendada. Ust-Lugat haldav piirkonna kuberner Aleksandr Drozdenko teatas vaid, et Ust-Lugas oli kahjustusi. Ta püüdis tähelepanu suunata 31 Ukraina droonile, mille Venemaa õhutõrje tema väitel öö jooksul Leningradi oblastis alla tulistas. Kuid kohaliku aja järgi kella 7 üritasid päästeteenistused endiselt kustutada Ukrainast põhjustatud tulekahjusid, samal ajal kui Peterburi elanikud köhisid oma hommikusöögi kõrvale, sest taevas oli paksu suduga kaetud. Rohkem üksikasju Ukraina rünnaku kohta tuleb Sky Newsilt. Teadatakse, et Ukraina droonid jõudsid Peterburi esmakordselt kohaliku aja järgi umbes kell 2:30 öösel ning liikusid peagi edasi Ust-Luga sadamasse. Elanikud, kes olid sel hilisemal tunnil veel ärkvel ja piisavalt lähedal, et droonide lähenemist näha, ronisid katustele ja rippusid akendest välja, et filmida seda, mida nad nägid. Peagi ilmusid silmapiirile eredad sähvatused, kui kostis 6 eraldi plahvatuse heli. Esialgsetele plahvatustele järgnesid teised tulekahjud, kusjuures mõned elanikud teatasid, et kuuldud heli meenutas suurtükiväe salved. Ukraina lasi välja vähemalt 10 mehitamata õhusõidukit ehk drooni ning huvitaval kombel ei pruukinud need pärineda Ukraina territooriumilt. Selle juurde tuleme varsti tagasi. Rünnaku tagajärjel on Ust-Luga muutunud halvatud sadamaks. Kella 4 hommikul oli Ukraina droonide põhjustatud tulekahju levinud enam kui 5000 ruutmeetri suurusele alale, ehk peaaegu 54 000 ruutjalga. Venemaa õhutõrje poolt alla tulistatud droonide rusud olid laiali mitme kilomeetri ulatuses. Need, mis tabasid sihtmärke, põhjustasid ohtliku tulekahju, mis tekitas võimsa ja leviva sudu, mis on täielikult küllastunud Ust-Lugast eksporditavate naftatoodete kemikaalidega. Venemaa on sunnitud Ust-Lugas tegevuse peatama, kuni võimud tulekahjuga võitlevad ja see on viimane asi, mida Putin teha tahab. See on sadam, mis Reutersi andmetel käitab umbes 700 000 barrelit naftat päevas. Ainuüksi 2025 aastal tarniti sealt 32,9 miljonit tonni naftatooteid klientidele, kes on valmis laskma Venemaal sanktsioonidest mööda hiilida, kui nad saavad allahindlust. Ust-Luga on samuti võtmetähtsusega Venemaa gaasieksporti jaoks. Militani sõnul asub sadam, kus on 18 suurt mahutit ja 9 kai, mis teenindavad kuni 150 000 tonniseid naftatankereid, samuti Gazpromi hallatava Ust-Luga gaasitöötlemistehase lähedal. Ukraina on rünnanud ka seda tehast. 25. märtsil andsid Ukraina droonid ränga löögi, hävitades rajatise, mis töötleb igal aastal kuni 45 miljardit kuupmeetrit maagaasi. See ei ole Ukraina poolt ühekordne rünnak. Peterburi ja Leningradi oblasti elanikud on hirmul, sest Ukraina ründab Ust-Lugat ikka ja jälle. Selliste rünnakutega näeme siin, kuidas miljonite dollarite väärtuses nafta ja gaas läheb suitsu. Ja me ei pea silmas ainult otsest kahju, kuigi Venemaa ladude hävitamine sadamates ja gaasitöötlemistehastes on oluline. Kui Ust-Luga sadam on rivist väljas, ei saa Venemaa oma naftat sellest piirkonnast välja vedada. See vedelkuld tuleb suunata teistesse sadamatesse ja need viivitused tähendavad, et miljonid dollarid lähevad kaotsi, kuna Venemaa ostjad ootavad naftat, mis ei jõua kohale. See on see, kuidas Ukraina droonid kogu tööstusharu süstemaatiliselt nõrgestavad ja Ust-Luga on haavatav. Me teame seda, sest see ei ole esimene kord, kui Ukraina on sadamat rünnanud.
Raadio Vaba Euroopa Raadio Vabaduse andmetel on see viimane rünnak sadama vastu juba 3. vaid 1 nädala jooksul, kuna Ukraina sihib Venemaa nafta eksporti. Ajastus ei ole juhuslik. Venemaa on teeninud palju raha oma nafta ja naftasaaduste pealt, alates operatsioon Eepiline raev käivitamisest Iraanis. See operatsioon on viinud Hormuzi väina blokaadini, mis omakorda on tõstnud naftabarreli hinna üle $100 piiri. Isegi hoolimata suurtest allahindlustest, mida Venemaa oma sanktsioneeritud naftale teeb, on Kreml raha kokku ajanud, sest saab oma naftat müüa $20 või $30 kallimalt barreli kohta kui aasta alguses. Ukraina pidi sellele olukorrale lõpu tegema ja parim viis, kuidas ta seda teha oskab, on rünnata ühte Venemaa tähtsaimat naftasadamast laastavate löökidega üksteise järel. Ust-Luga ei ole ainus sadam, mida Ukraina on sihikule võtnud. Teine oluline Läänemere naftaterminal Primorskis on samuti olnud Ukraina droonide sihtmärgiks, põhjustades tulekahjusid ja seisakuid, nagu näeme ka Ust-Lugas. Ukraina saadab siin Putinile sõnumi. Tegelikult lausa 2 sõnumit. Esiteks, Venemaal ei lasta teenida kasumit Iraani sõjast tingitud naftahinna kaose pealt. Ja teiseks, Ukraina suudab tabada Venemaa naftat sügavamal Venemaa sisemaal, kui Putin eales oodata oskas. Ukraina viimase rünnaku mõju on tohutu, võrreldes peaaegu kõigega, mida oleme seni Venemaa vastu näinud. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, tuletan kiiresti meelde, et vaatate sõjasaadet. Kui sa pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg nuppu vajutada, et ükski video ei jääks vahele. Ust-Lugas on Ukraina põhjustanud kahju sadama 2 peamisele kaile, samuti mahutitele ja trafode alajaamadele, mis olid olulised Venemaa naftatankeritele laadimiseks, mis sadamasse sisenevad. Rääkides neist tankeritest, laadis Ukraina rünnaku ajal 6 tankerilaeva, teatab Sky News, ja kõik pidid evakueeruma. Praegu seisab sadama lähedal lahes vähemalt 15 laeva jõude. Nad ei lähe niipea laadima. Ust-Luga sadam on endiselt tulikuum. Kui soovid sulanud laeva ja surnud meeskonnaliikmeid, siis Ust-Lugasse sõitmine on praegu kiire viis mõlemat saada. Venemaa hädabiteenistused teatavad, et Ukraina rünnakus on saanud vigastada vähemalt 2 sadamatöötajat ning tulekahjutsoonist on evakueeritud 200 inimest. Leningradis on praegu eriolukord ja Peterburis registreeritud reostuse ulatus annab Venemaa rahvale märku, et nende juhi alustatud sõda võib neid kummitama tulla isegi siis, kui neid pole rindele saadetud. Varem mainisime, et Ukraina võis selle rünnaku läbiviimisel kasutada uudset lähenemist. Tavaliselt näeme, et Ukraina laseb oma kaugmaa droonid teele omaenda territooriumilt. Ukraina ja Ust-Luga vahemaa on üle 850 kilomeetri ehk umbes 530 miili piirist sadamani. See on suur vahemaa, kuid Ukrainal on droonid, mis suudavad selle läbida, nii et rünnak oma territooriumilt oleks olnud täiesti võimalik. Kui New Sky teave on täpne, siis Ukraina ei kasutanud Ust-Luga rünnakuks seda lähenemist. Väljaanne väidab, et 10-12 kaugmaa droonist, mida Ukraina selle rünnaku jaoks kasutas, lasti välja mitte oma territooriumilt, vaid Soome lahe vetest. See hinnang põhineb avatud allikate teabel, mis kajastas droonide trajektoore, mida avaldas Flight Radar 24. Selle jälgija andmetel lendasid Ukraina droonid madalal kõrgusel üle lahe, mis viis Ust-Lugasse, võimaldades neil vältida sadama õhutõrjet. Deep State, mis on veel üks avatud allikate analüütik, lisab sellele, et Ukraina lasi droonid välja merel asuvatelt platvormidelt. See tekitab mõned huvitavad küsimused. Kas Ukraina saatis ühe oma merel asuvates platvormides Soome lahte, et sealt droone välja lasta? Me teame, et Ukrainal on droonipaadid, mis suudavad välja lasta FPV droone, näiteks Barracuda. Kuid FPV droonid ei oleks suutnud põhjustada sellises ulatuses kahju, nagu me näeme Ust-Lugas. Ukraina võis olla paigutanud patrullpaadid Läänemerre, et sealt oma droone välja lasta, kuid on olemas ka teine võimalus. Kas Ukraina tegi selle rünnaku läbiviimisel koostööd mõne teise riigiga? Sky News viitab, et see on võimalik ning mainib, et Ukraina oleks pidanud selle rünnaku läbiviimiseks kasutama Soome ja Eesti vetealasid. Kui see on nii, kas siis Soome või Eesti andsid siin otseselt abi? Kas ta üldse teadis, et Ukraina saadab tema vetesse mereplatvorme droonide väljalaskmiseks? Need on kõik küsimused, millele ei saa vastata, kuigi Eesti kaitseväe poolt häire tõstmine, kui nende vetes märgati tundmatut drooni, viitab sellele, et Eesti ei olnud asjaga seotud. Iga teine riik, kes Ukrainat aitas, riskiks tõsise eskalatsiooniga Venemaaga. Seega kõige tõenäolisem seletus olemasolevate avatud allikate põhjal on see, et Ukraina smugeldas oma droonid Läänemerre ja lasi need välja omaenda merel platvormidelt. Igal juhul on Putin maruvihane. Kui Ukraina oleks saanud abi, oleks see tulnud NATO liikmesriigilt, mis ainult suurendaks Venemaa pahameelt selle organisatsiooni vastu.
aga kui Ukraina tegi selle ise ära, tähendab see, et neil on välja arendatud mingisugune paat, millelt saab Venemaale pikamaadroone välja lasta. See on probleem Putinile. See tähendab, et rohkem sihtmärke kui kunagi varem on Ukraina droonide jaoks haavatavad ning Ust-Luga on näide sellest, mis juhtub, kui need droonid tabavad oma eesmärki. Nii et me teame, mida Ukraina tabas ja meil on mõned avatud allikate raportid, mis annavad vihjeid selle kohta, kuidas Ukraina selle kõik teoks tegi. Aga millised on Ust-Luga rünnaku tagajärjed Venemaale? Siin tuleb arvestada kahe asjaga. Venemaa-Balti naftavõrk ja mõju, mida Ukraina tegevus on avaldanud riigi elanikele, eriti Peterburis ja selle ümbruses. Balti naftarindel oleme maininud, et Ukraina pole viimase nädala jooksul sihikule võtnud ainult Ust-Lugat. Ukraina on tabanud ka teist naftasadam Primorskis ning 26. märtsil tuli uudis, et Ukraina droonid ründasid ka Kirishi nafta orgaanilise sünteesi naftatöötlemistehast, mis asub Peterburist kagus. See rafineerimistehas toodab kütuseid nagu bensiin ja diislikütus, mida Venemaa saadab läbi oma Balti sadamate nii oma vägede varustamiseks Ukrainas kui ka eksportimiseks teistesse riikidesse. Siin näeme koordineeritud kampaaniat kogu Venemaa Balti piirkonnas, mille eesmärk on hävitada kogu piirkonna naftataristu. On väga oluline põhjus, miks Ukraina sihib neid Balti sadamaid. Need on praegu Venemaa suurimad naftaeluliinid. Ukraina rünnakud Novorossijskile Mustal merel koos rünnakutega Venemaa mereväe objektidele selles piirkonnas on sadama tegevust tõsiselt piiranud. Venemaa kardab, et märtsi alguses selle sadama naftalaadimiste peatamise põhjustanud droonidele võib järgneda veel Ukraina droone. Kuna Venemaa peamine Musta mere sadam on kahjustatud, on Ukraina siirdunud Läänemere taristu ründamisele, mis on Putini jaoks veelgi olulisem. Koos käitlevad Ust-Luga ja Primorski sadamad märkimisväärset osa Venemaa naftaekspordist, muutes need riigi ekspordivõimekuse jaoks ülioluliseks. Venemaal on vähe toimivaid alternatiive, eriti Euroopa turgude varustamiseks. Jah, tal on sadamad Vaikse ookeani ja Arktika piirkondades, kuid viimased pole talvel sugugi kergesti ligipääsetavad ning mõlemad tähendavad Venemaa jaoks probleemi. Naftat tuleb transportida sadu, kui mitte tuhandeid miile rohkem, kui see muidu liiguks, enne kui seda üldse saab peale laadida. Läänemere piirkond on võtmetähtsusega ja on seda olnud alates sellest, kui Putin alustas oma sissetungi. Ja et anda teile natuke tausta, miks see nii on, piisab kui öelda, et Venemaa teenib praegu oma nafta ja gaasi pealt umbes $760 miljonit päevas, osaliselt tänu Iraani poolt Hormuzi väina blokeerimisele. Teeme siin natuke matemaatikat. 40% 760 miljonist on 304 miljonit. See on selle nafta väärtus, mida Venemaa ei saa riigist välja viia seni, kuni Ust-Luga ja Primorsk ei tööta täisvõimsusel Ukraina droonirünnakute ja nende põhjustatud tulekahjude tõttu. Kui laiendada seda remondiaega nädalale, mis on peaaegu kindlasti alahinnatud, siis saad umbes $2,128 miljardi väärtuses naftat, mida ei saa välja vedada. Kui arvestada 30 päevast kuud, siis see number tõuseb $9,12 miljardi. Ja kui Ukraina tabab Ust-Lugat ja Primorskit terve aasta jooksul korduvalt, siis on see peaaegu $111 miljardit naftat, mille jaoks Putin peab leidma alternatiivsed marsruudid selle väljaveoks. Ainult Venemaa teiste sadamate läbilaskevõime tähendab, et kogu see nafta ei pääse Venemaalt välja, kui Balti sadamad suletakse. Sa ei saa lihtsalt miljoneid ja miljoneid barreleid teistesse sadamatesse ümber suunata ja eeldada, et logistilisi tõrkeid ei teki. See, mida Ukraina teeb Ust-Lugas ja mujal Venemaa Balti piirkonnas, takistab Putinil teenida kasumit operatsioonist, millel pole midagi pistmist ei Venemaa ega Ukrainaga, vaid mis on täielikult seotud Iraaniga. Me oleme seda varem öelnud, nende rünnakute ajastus ei ole juhuslik. Boris Arenstein, kes on energiaanalüütik, ütleb sama, märkides, et Ukraina viimaste rünnakute läbimõeldus ja ulatus Balti piirkondades on muutnud need kõige tõsisemateks ohtudeks Venemaa nafta ja naftatoodete ekspordile alates sõja algusest. On raske vastu vaielda, kuid Peterburi elanike jaoks ei ole probleemiks mitte see raha, mida Putin ei suuda oma sõjamasinale hankida. See on puhas hirm, mis kaasneb teadmisega, et Ukraina droonid ründavad kogu piirkonnas ning need droonid põhjustavad sudupilvi, mida on näha üle 10 miili kauguselt. Muide, need sudupilved põhjustavad õhus kahjuliku peene tolmu PM2,5 taseme tõusu, mis on 15 korda kõrgem kui ohutu tase. Sellistes kohtades nagu Vassiljevski ja Petrogradski rajoon tungib sudu ventilatsioonisüsteemide kaudu sisse ning jõuab nende elanike kodudesse, kes püüavad mürgise õhu sissehingamise hirmus õue minemist vältida. Selle suitsupilve tervisemõjud on võib-olla Ukraina sõja kontekstis vähem tähtsad kui hirm, mis on haaranud Peterburi elanike südamed. Need on inimesed, kes on juba pidanud toime tulema Putini korduvate internetikatkestustega, mis on muutunud nii ulatuslikuks, et mõjutavad isegi Venemaa suurimaid linnu.
Need katkestused on Kremlis kehtestatud uue lubatud nimekirja süsteemi tulemus, teatas Kiev Independent 22. märtsil. See süsteem lubab juurdepääsu ainult valitsusmeelsetele veebisaitidele, sotsiaalmeediale ja ametlikele Kremliga seotud allikatele. Nii et Peterburi inimesed saavad infot ainult ametlikest allikatest, mis ei räägi neile, mis Ust-Lugas juhtus, eeldusel, et nad üldse internetti pääsevad. Kui tohutu surmapilv piirkonna kohal hõljub, ei paku info puudumine mingit lohutust. Isegi kõige tulisem Vladimir Putini ja tema poliitika toetaja väriseb nüüd hirmust. Lõppude lõpuks on üks asi, kui sulle valetatakse. Hoopis teine asi on hingata sisse mürgist õhku, kui Venemaa naftasadamad põlevad, ja ikka veel arvata, et Vladimir Putin on see mees, kes Venemaad kaitseb. Ukraina arvestab selle asjaoluga. Mida rohkem hirmu suudetakse Vene elanikkonnast tekitada, seda tugevamaks muutub soov lõpetada Vladimir Putini niinimetatud eriline sõjaline operatsioon. Ust-Luga võis olla seotud Venemaa Läänemere naftaga ja Ukraina rünnak lahendas selle küsimuse. Kuid tegelik mõju võib tunda anda pigem Venemaa tänavatel kui rafineerimistehastes ja naftaterminalides. Nafta põleb Läänemere piirkonnas, kuid see ei ole sellepärast, et Putin oleks lõpuks päästikku vajutanud ja alustanud sõda Balti riikidega. Ei, hoopis Ukraina on taas rünnanud ja selle sihtmärgiks oli oluline Venemaa sadam Läänemeres, mida Putin vajab, et naftaraha jätkuks. See sadam on hävitatud ja Putin peab nüüd toime tulema sellega, et Venemaa on kaotanud midagi, mida ta ei saa kunagi asendada. 23. märtsi öösel lasi Ukraina Venemaa pihta välja veel rohkem droone. See üksi ei pruugi tunduda uudisväärtuslik. Ukraina kaugrünnakute strateegia on juba ammu paigas. Seega ei tohiks järjekordne rünnak olla üllatus, kuid see rünnak oli teistsugune. Ukraina sihtmärgiks. 23. märtsil oli Primorsk, mis asub Leningradi oblastis ja kus asub Transnefti naftaterminal, üks tähtsamaid naftaekspordi sõlmpunkte Venemaa Föderatsioonis. Primorsk võimaldab Putinil saata oma ebaseaduslikku naftat Venemaa varilaevastiku kaudu ostjatele üle kogu maailma. Ja Ukraina viskas selle sadama pihta midagi nii võimsat, et see sundis sadama sulgema ja see seisak võib kesta päevi, kui mitte nädalaid. Mõne minuti pärast räägime relvast, mida Ukraina tõenäoliselt selles viimases rünnakus kasutas. Kõigepealt on tulemused. Oma viimases rünnakus Venemaa energia- ja naftaekspordi infrastruktuuri vastu sihtis Ukraina kogu sadamas asuvaid kütusemahuteid, mida kasutati Venemaa poolt teistele riikidele saadetavate naftatoodete ladustamiseks. Siin on 2 lugu, mida Venemaa ütleb, et Ukraina tegi ja mida Primorski sadama satelliidifotod meile näitavad. Vähemalt pole Venemaa üritanud rünnakut maha salata ega valetada selle kohta. Astra Telegrammi kanali andmetel teatas Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko, et Ukraina droonid tabasid tõepoolest Primorski kütusemahutit. Teis, väidab Drozdenko, hävitas õhutõrje, kuid see põhjustas siiski mõningast kahju. Üks droonidest kukkus alla, kahjustades elektriliiniposti Džemilovo küla lähedal Viiborgi rajoonis. Tuletõrjujad kustutavad põllul kuiva rohtu, kuhu droon alla kukkus. Rünnaku tõrjumisega tegeletakse jätkuvalt, teatas piirkonna kuberner. Tubli töö, Drozdenko, arvatavasti. Sul õnnestus vältida seda naeruväärset droonitükkide ettekäänet, mida venelased nii sageli kasutavad, kui Ukraina droonid nende sihtmärke tabavad. Kuigi päris vabaks sa sellest ettekäändest siiski ei pääsenud. Vähemalt alla kukkunud droon ei ole sama, mis väita, et droonirusud põhjustasid suure tulekahju, nii et vähemalt see on sul olemas. Aga ainult üks kütusemahuti. Härra Drozdenko, tundub, et olete unustanud, et satelliidifotod on olemas ja need paljastavad Primorski juhtunu kohta palju rohkem, kui te sooviksite maailmale teada anda. Need fotod, mida jagab Euromaidan pressi X-konto, näitavad, et Ukraina ei hävitanud ainult ühte mahutit. Vähemalt 4 on Ukraina rünnaku tagajärjel leekidesse tõusnud ja kuna Primorskis möllavad endiselt tulekahjud, on alati võimalus, et veelgi rohkem võib süttida. Satelliidifotod näitavad, et Primorski kütusemahutid on paigutatud 2 ridadena. Üks neist ridadest on täielikult hävinud, mis viitab sellele, et 2 mahutit on hävinud. 2 teises reas näeme kummaski ühte põlevat mahutit. Lisaks varjab nende tulekahjude suits fotol teiste ridade vaadet, mis võib tähendada, et 5 või 6 mahutit on hävinud. See on Venemaa jaoks tohutu kaotus. Ja Ukraina rünnak oli piisavalt suur, et sundida personali evakueeruma ning sulgema sadama, mis on Putini jaoks ülioluline, et kasutada varilaevastikku ja hoida miljardite dollarite naftaraha voolamas Moskvasse. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, ütlesime teile, et rünnak Primorski vastu erines enamikust Ukraina teistest rünnakutest tänu relvale, mida Ukraina kasutas. Seda näitab seegi, et Ukraina on varemgi Primorskit rünnanud. Juba 2025 aasta septembris korraldas Ukraina droonirünnaku samale sadamale, mida ta tabas ka 23. märtsil. Rünnakul oli mõju.
See oli osa 221 droonist koosnevast rünnakust, mille Ukraina korraldas mitmesse Venemaa piirkonda ning see põhjustas tulekahjusid nii Primorski sadamas seisnud laeval kui ka naftaekspordikeskuse pumbajaamas. Kuid nii muljetavaldavad, kui need tulemused ka polnud, ei anna need võrrelda 4 tohutu kütusemahuti põlema süttimisega. See ütleb meile, et Ukraina ei kasutanud oma viimases Primorski rünnakus tavalisi kaugmaadroone. See kasutas midagi muud, relva, mida on nimetatud drooniraketi hübriidiks ja mis on andnud Ukrainale võimaluse mitte ainult rünnata sügavale Venemaa territooriumile, vaid ka rünnata palju jõulisemalt kui kunagi varem. See relv on Flamingo. Ja väljaande Telegraph andmetel viitavad märksa plahvatuslikumad tulemused, mida nägime 23. märtsil sellele, et Ukraina kasutas Primorski vastu mingit tüüpi raketti, mitte droone. Flamingo on peamine kandidaat ja on lihtne mõista miks. Flamingo on kõik see, millest Ukraina süvarünnakute strateegia on viimastel aastatel puudust tundnud. 3000 kilomeetri ehk umbes 1860 miili ulatusega ja laenguga, mis sisaldab hävitavat 1150 kilogrammi ehk veidi üle 2530 naela lõhkeainet. Flamingo suudab hõlpsasti toimetada 10 korda rohkem tulejõudu kui tavaline kaugmaadroon. See drooni ja raketi hübriid on ehitatud Ukrainas ning pakub alternatiivi läänes toodetud Storm Shadow ja Atakamsi rakettidele, mida Ukraina on varem kasutanud ning mida piiravad nii tegevusraadius kui ka see, et Ukraina peab enne rünnakut sageli raketitootjatelt luba küsima. Flamingo puhul selliseid probleeme ei esine ja asjaolu, et rajatis, mida Ukraina just tabas, asub umbes 1000 kilomeetri ehk umbes 621 miili kaugusel Ukraina ja Venemaa piirist, näitab, et Ukraina pidi kasutama relva, mis ühendab endas nii suurt tegevusraadiust kui ka tugevat tulejõudu. Flamingo on peamine kahtlusalume, kuna tundub, et Ukraina muutis Primorski roosaks enne, kui sadama põlema pani. Mõne minuti pärast selgitame, miks Ukraina valis Primorski oma viimaseks sihtmärgiks. Aga enne kui me seda teeme, tead sa tõenäoliselt juba piisavalt Ukraina kaugmaarünnakutest, et arvata, et Primorsk ei ole ainus sihtmärk, mida on tabatud. Ja nii oli see ka 23. märtsil, kui veelgi rohkem Venemaa naftataristut põles Ukraina droonirünnakute all. Ukraina relvajõudude peastaap ütles seda ka oma Telegrami postituses, kus kinnitati ka Ukraina rünnakut Primorskile. Tabamuse sai Kabashnevu-Fernevi Takimi naftarafineerimistehas. Ettevõtte territooriumil puhkenud tulekahju on kinnitatud. Bashnevu-Fernev-Takimi naftarafineerimistehas on oluline lüli Venemaa relvajõudude kütusevarustuses, teatas peastaap. See rafineerimistehas asub Ufas, mis on osa Baškortostani vabariigist. See on umbes 1400 kilomeetri ehk peaaegu 870 miili kaugusel Ukrainast. Kas selles rünnakus kasutati ka Flamingot? Kui kasutati, siis peastaap ei ütle selle kohta midagi ning pole avalikustanud, millist relva kasutati Primorski ründamiseks. Peastaap tõi siiski välja, et Ufa rafineerimistehas töötleb aastas 6–8 miljonit tonni toornaftat, mida rafineeritakse kasutatavateks toodeteks, sealhulgas kütuseks ja määrdeaineteks, mida saab kasutada Vene sõjavägi Ukrainas. Kui rafineerimistehased hävitada, hävib Vene sõjamasina elutähtis kütusevarustus. Ja nagu te teada saate, kui meiega edasi vaatate, see pole ainus elutähtis ressurss, millest Ukraina on Venemaa oma viimaste droonirünnakutega ilma jätnud. On veel üks rünnak, millest tuleb rääkida. Lisaks kõigele sellele teatab Telegraph, et Ukraina viis läbi rünnaku Ust-Luga ekspordikeskuses, mis on veel üks oluline osa Venemaa naftataristust. Nagu ka Primorski keskuse puhul peatati pärast rünnakut tegevus Ust-Lugas, kus rünnak põhjustas tulekahju rajatises, mis väidetavalt töötleb umbes 700 000 barrelit naftat päevas. Reuters teatas 23. märtsil, et eksporditegevus selles Läänemere sadamas on taas alustatud. Kuid sama ei saa öelda Primorski kohta, sest Ukraina on andnud tugeva löögi mitte ainult Venemaa Läänemere kohalolekule, vaid ka varilaevastikule. See on olnud võtmetähtsusega Kremli rahakirstu täitmisel räpase õliga määritud rahaga, kuna Putin surub Ukraina sissetungi juba 5. aastasse. Ukraina on just näidanud üht suurimat, ehkki võib-olla alahinnatud nõrkust kogu Vene sõjamasinas. Balti piirkond on Putini jaoks olulisem, kui ta ise tahaks tunnistada, ja kohe räägime teile, miks see nii on. Aga enne kui me seda teeme, väike märkus. Tuletame meelde, et te vaatate sõjasaadet. Sellest, mida te praegu näete, on palju rohkemgi tulemas, nii et kui sellest on teile kasu, vajutage tellinuppu. Marsha. Kõigepealt räägime sellest, miks Primorsk on oluline Venemaa kohalolekule Läänemeres ja kuidas see toob raha Kremli kassasse. Nagu Euromaidan Press välja toob, on Primorsk oluline sõlmpunkt Venemaa naftaekspordi võrgustikus Läänemeres, sest sealt käib igal aastal läbi umbes 60 miljonit tonni toornaftat.
Ameerika iseseisva nafta assotsiatsiooni andmetel moodustab 1 tonn välismaist toornaftat, mille hulka kuulub ka Venemaa nafta, 6,99 barrelit. Kui korrutada see 60 miljoniga, saadakse 419,4 miljonit barrelit naftat, mis saadetakse igal aastal Primorskist välja. See number muutub hiljem oluliseks, kui teeme veel mõned arvutused, kuid praegu piisab teadmisest, et Ukraina on just rivist välja viinud sadama, mis toob Putini sõjakassasse miljardeid dollareid, võib-olla päevadeks, kui mitte nädalateks. Ja tõsiasi, et Ukraina ründas naftahoidlaid, oli samuti tark tegu, sest see tähendab, et nafta põleb samal ajal, kui Primorsk on suletud, mis maksab Venemaale veelgi rohkem raha. Primorsk on kogu Venemaa sõjaväe jaoks keskse tähtsusega, kuna seal toimub kütuse ladustamine, rafineerimine ja transport, mida Putini sõdurid Ukrainas kasutavad. Aga võib-olla veelgi olulisem on see, et Primorsk on varilaevastiku sõlmpunkt, mille Putin on üles ehitanud, et aidata Venemaal mööda hiilida sanktsioonidest, mille Ukraina liitlased on kehtestanud Vene naftale pärast Putini sissetungi. See laevastik on tohutu. Kuigi selle salajane olemus teeb keeruliseks saada täpseid andmeid selle suuruse kohta ning kui palju raha selle loomine ja Venemaale teenimine kaasa toob. Sky Newsi andmetel on varilaevastikus kuni 800 alust, millest paljud on vananevad naftatankerid, mis oleks tulnud juba aastaid tagasi kasutusest maha võtta, kuid mida hoitakse töös hoolimata nende kulumisest ja halvast hooldusest, et Venemaa saaks jätkuvalt oma naftat müüa. Ukraina laevandusajakiri teatas 2025. aasta keskel, et Venemaa oli selleks ajaks kulutanud oma varilaevastikule 14 miljardit dollarit. Kuigi see summa on tõenäoliselt nüüdseks mitu miljardit suurem, kuna pole märke, et Venemaa oleks laevade ostmise lõpetanud. Mis puudutab selle investeeringu tasuvust, siis Geopolitical Monitori andmetel suutis Venemaa teenida oma varilaevastiku abil 2024 aastal ainuüksi lisatulu umbes 9,4 miljardit dollarit. Kui eeldada, et varilaevastik on ka teistel tegutsemisaastatel toonud sarnast tulu, siis on see Kremli investeeringu mitmekordselt tagasi teeninud. Sama väljaanne teatab, et varilaevastik moodustab nüüd umbes 89% Venemaa toornafta ekspordist ning 70% meritsi müüdavast naftast. Varilaevastik näib nüüd olevat suurem kui Venemaa ametlik naftatankerite laevastik ning Primorsk on selle kogu varjulise operatsiooni üks võtmesõlmi. Iga päev, mil varilaevastik ei suuda teha seda, mille jaoks Putin selle lõi, on talle tohutu löök. Seda ütleb Rivo Vara, kes on majandusekspert ja selgitab, kui olulised on Primorsk ja Ust-Luga Venemaa varilaevastiku jaoks. Ta selgitab, et üle 60% Venemaa naftast eksporditakse just nendest 2 sadamast ning tema hinnangul on Primorski suunduvate tankerite mahutavus umbes 120 000 tonni. Sellise suurusega suudab iga tanker transportida 50-60 miljoni dollari väärtuses naftat iga päev, mil nad Balti piirkonnas viibivad ja viivitavad, on päev, mil see naftaraha Venemaale ei jõua ja Kreml ei saa seda maksustada. Muide, see on 1 laeva kohta. Primorski seiskamise tõttu võib lõpuks tekkida 10 viivitusi. See mõjutab negatiivselt ainult Venemaad, kuna Vladimir Putin püüab kevadrünnakuga edasi minna, mis on Ukrainas alanud nii katastroofiliselt, et see on juba viinud Venemaa seni suurima ühepäevase kaotuste arvuni 2026 aastal. Vähem raha laekub, vähem raha kulutatakse rünnakule ja veelgi rohkem Vene sõdureid saab surma. See on üsna lihtne loogika, mida järgida, ja lisaks sellele on võimalus, et Ukraina Primorski rünnak võib tekitada probleeme ka teistele veelgi kahtlesematele tegevustele, mida varilaevastikku süüdistatakse Balti merel tegemises. Kuna varilaevastiku laevade arv nendes vetes on kasvanud ka teated tulekahjudest ja kahjustustest veealusele side- ja energiataristule, mis asub Balti mere lainete all. Venemaa varilaevastik on ohtlik mitte ainult sellepärast, et see hoiab naftaraha Venemaale voolamas, vaid ka otsese mõju tõttu nende riikide julgeolekule, kes jagavad Balti merd, kellest paljud on NATO liikmed. Ja see kõik on veel rääkimata sellest, kuidas Venemaa vanade tankerite kasutamine nafta vedamiseks võib kaasa tuua katastroofilisi keskkonnamõjusid. Vaid ühe sellise 120 000 tonnise mahutavusega tankeri lekkest piisab, et põhjustada Läänemeres ökoloogilise katastroofi. Ukraina rünnak Primorski vastu võib olla viis muuta üks Venemaa tähtsamaid Läänemere sadamaid liiga ohtlikuks, et seda kasutada. Putin teab nüüd, et Ukraina suudab Primorskit tabada. Mitte ainult seda, vaid ta suudab Primorskit rünnata relvadega, mille tulejõud on piisav sadama infrastruktuuri hävitamiseks. Kui need rünnakud jätkuvad, kas Venemaa riskib jätkata Primorski kasutamist oma naftaekspordi keskpunktina? Võib-olla küll, see tähendaks lihtsalt rohkem nafta põlemist. Aga kui Venemaa taandub, kaotab ta Läänemeres varilaevastiku kaudu loodud julgeolekuohu, mis võib olla Putini ambitsioonidele sama kahjulik.
Läänemeri pidi olema koht, kus Putin saab oma võimu näidata, kuid iroonilisel kombel on see nüüd paljastunud kui üks Venemaa suurimaid nõrkusi. Kuigi me näeme, kuidas Venemaa üritab tekitada kaost Balti piirkonnas oma hübriidrünnakutega Eesti, Läti ja Leedu vastu, on sellisel hullumeelsusel alati oma loogika. Kremli eesmärk on tekitada Balti piirkonnas kontrollitud kaos, mille kaudu saab ta näidata seda võimu, millest me just rääkisime. Kui Ukraina teeb midagi sellist, nagu võimsate rakettide ja droonide või raketidroonide hübriidide kasutamine olulise Venemaa Läänemere sadama vastu, kaob kontroll ja alles jääb vaid kaos. Putin ei saa endale seda lubada. Venemaa sõjaline jõudemonstratsioon Läänemeres saab kesta vaid teatud piirini, enne kui NATO reageerib, ja seni on ta seda piiri hästi hoidnud. Just nii on varilaevastikul õnnestunud nendes vetes nii aktiivne olla. Nüüd, nagu Ukraina on oma sõjas Venemaaga sageli teinud, püüab ta sundida Putinit tegema otsuseid, mida ta tegelikult teha ei taha. Vene varad Läänemeres muutuvad sihtmärkideks ja see paljastab, kui sõltuv Venemaa sellest veeteest tegelikult on. See ongi see haavatavus ja taas taandub kõik rahale. Kaasa arvatud laevastik teenib Venemaa umbes $100 miljardit aastas ekspordist, mis liigub läbi Läänemere teistesse riikidesse. See on Ukraine Worldi 2025 aasta juuni raporti kohaselt, mis lisab, et kuni 100 tankerlaeva liigub iga kuu läbi Läänemere, viies Vene naftat Putini ostjatele. Läänemeri on Venemaa jaoks nii oluline, et üksnes selle veetee kaudu ekspordist saadav tulu on võrreldav lääneriikide poolt Ukrainale antava sõjalise abiga. Tõsi, kogu see raha ei lähe otse Kremlisse, kuid Venemaa maksustab seda ning see annab igal aastal kokku miljardeid dollareid, mida saab kasutada Ukraina sõja rahastamiseks. Varem mainisime, et teeme veel mõned arvutused, mis põhinevad Primorski naftaterminali võimsusel. Need arvud toovad selgelt esile, kui oluline majanduslik päästerõngas see sadam Venemaa jaoks on, kui ta peab sõda Ukraina vastu. Alates sellest, kui USA alustas operatsiooni Eepiline raev Iraani vastu, on naftabarreli hind järsult tõusnud, ulatudes sageli $100 barreli kohta ja ületades selle. See on suurepärane uudis Putinile. Venemaa on ellu jäänud, pakkudes oma räpast naftat toornafta tavahinnast märkimisväärse allahindlusega. Nii et kõrgem hind tähendab rohkem raha isegi allahindluse korral. Euronewsi andmetel pakkus Venemaa veel 2025 aasta detsembris umbes $25 allahindlust barreli kohta. Kui eeldada, et sama allahindlus kehtib ka nüüd, kui nafta hind jõuab $100 barreli kohta, siis annab see Venemaa nafta hinnaks ligikaudu $75 barreli eest. Tuletame meelde, et Euromiden Press ütleb samuti, et Primorski naftaterminal töötleb aastas umbes 60 miljonit tonni toornaftat, mis teeb kokku 419,4 miljonit barrelit. Eeldades just mainitud allahindlust ja olukorda, kus nafta hind oluliselt ei lange, nagu võib juhtuda, kui USA pikendab operatsiooni Eepiline raev, tähendab see, et ainult Primorski naftaterminal pumpab sel aastal Venemaa majandusse üle $31,4 miljardi. Seda olukorda ei saa lubada jätkuda. Ukraina teab seda ja seepärast ründas ta Primorskit. See sadam on Putini jaoks mõnes mõttes asendamatu, nii Balti mere jõuprojektsiooni kui ka selle tohutu rahahulga poolest, mida see sissetungi jaoks teenib. Ukraina jaoks tähendab selle sadama hävitamine praegu, et Putinil on hiljem vähem raha. See tuletab ka meelde, et Ukraina sõda käib endiselt täie hooga, isegi kui suurem osa maailma tähelepanust on suunatud sellele, mida USA Iraanis teeb. Kui droonid, tõenäoliselt Flamingo raketidroonide hübriidid, tabasid Primorskit, püsib Ukraina rahvusvahelisel päevakorral. Samal ajal vaatab Putin pealt, kuidas midagi, mida ta ei saa asendada, võetakse Venemaalt ära. Ja Primorsk ei ole ainus asendamatu asi, mille Putin on viimastel päevadel kaotanud. Üle 1200 kilomeetri kaugusel Ukrainast kaitses Venemaa midagi asendamatut. Veel üks tema peamisi artereid, mis on pumpanud raha Putini sõjamasinasse, oli peidetud ära. Venemaa arvas, et see arter on turvaline. Ukraina lõikas selle lihtsalt lahti ühe täpse löögiga, mis muudab kõik. Ukraina hävitas just ühe võtmetähtsusega naftarajatise. Putin saab ainult vaadata, kuidas arter veritseb, kui Ukraina tutvustab talle selle sõja uut reaalsust, mille ta ise alustas. Me suundume Tatarstani Vabariigi. Kama ja Volga jõgede ühinemiskohas asuv Tatarstan ei pidanud kunagi olema Ukraina huviorbiidis. See asub Venemaa Föderatsiooni sees ja nii sügaval sees, et Ukraina droonid peaksid läbima üle 1000 kilomeetri ehk rohkem kui 600 miili, et sinna üldse jõuda. See vabariik pidi olema turvaline, kindel, ideaalne koht, kuhu Putin saaks paigutada osa Venemaa tähtsamaid naftarajatisi, sest polnud mingit võimalust, et Ukraina suudaks selle nafta põlema panna. Ilmselt aimad juba, kuhu me selle jutuga tüürime. Putin X's Wrangled.
ja Ukraina tõestas seda just 23. veebruaril laastava rünnakuga, mis raputas Venemaad ning, nagu hiljem teada saad, tekitas tohutuid probleeme torujuhtmega, millest Venemaa sõltub, et naftast saadav must raha edasi voolaks. Kui Koitis Almetjevski rajoonis, Tatarstanis, kogesid selle rajooni elanikud hommikut, mis polnud sugugi tavaline. Rahulikku ärkamist ei tulnud. Selle asemel täitsid õhku sireenide helid ja vabrikute meeleheitlikud signaalid, kui rida võimsaid plahvatusi raputas rajooni. Need plahvatused, ükskõik kui hirmuäratavad need ka polnud, ei olnud relvade tulemus, mis oleksid sihitud Almetjevski tsiviilelanike pihta. Ukraina oli tõepoolest saatnud rajooni mõned oma kõige võimsamad kaugmaarelvad, kuid kõik need olid suunatud ühele sõjalisele sihtmärgile – Kaljakino peamisele naftapumpamisjaamale, mis kuulub AS Transneft Prikamiale. Ukraina droonid olid selle sihtmärgini jõudmiseks läbinud üle 1200 kilomeetri ehk umbes 745 miili ning need tabasid ükshaaval pumpamisjaama, mis toidab tohutut Družba naftatoru, mida Venemaa on Putini sissetungi algusest kasutanud tulu teenimiseks. See, mida Ukraina tabas, polnud tavaline naftarajatis. Nagu Newsky oma raportis Ukraina rünnaku kohta selgitab, on Pelikino Venemaa üks peamisi naftaartereid. See on Venemaa energeetikasektori strateegiline sõlm. Siin koguneb nafta, mis voolab Lääne-Siberist ja Uurali Volga piirkonnast. Toorainet segatakse vastavalt nõutud eksporditingimustele ja saadetakse edasi kõrge rõhu all Družba põhinaftatorusse ning mereäärsetesse terminaalidesse. Väljaanne teatab, mida Ukraina tabas 23. veebruaril. Seejärel toodi välja võimalik peamine põhjus, miks Ukraina valis just selle konkreetse pumbajaama kõigi teiste seast. Peaaegu kolmandik kogu Venemaa naftaekspordist läbib just seda jaama. Mõne minuti pärast räägime rahalisest kahjust, mille Ukraina on Venemaale just põhjustanud. Enne seda keskendume konkreetsemale kahjule, mida näeme Ukraina viimase kaugrünnaku järel. Ukarinformi andmetel juhtisid Tatarstani saadetud droone Ukraina julgeolekuteenistus ehk SBU ning rünnaku käigus tabasid need sihtmärke mitmel korral. SBU allikas ütles Ukarinformile, et sihtmärgiks olnud pumbajaamades kostis 6 plahvatust ning vähemalt üks Ukraina droonidest tabas otse naftahoidlaid, mis asusid rajatises. Tulemuseks oli ulatuslik tulekahju ning selle tulekahju fotod ja videod on juba jõudnud Telegraphi. Nagu sageli juhtub, oli Vene väljaanne Astra üks esimesi, kes näitas Ukraina poolt Venemaa varjatud naftaarterile tekitatud kahju tegelikku ulatust. See jagab mitmeid videoid, mis on selgelt filmitud väga suure vahemaa tagant Ukraina rünnaku sündmuskohast. Hiiglaslikud leegid on näha öötaevasse tõusmas ja kasutades geolokatsiooniga pilte on Astra suutnud kinnitada, et just Kaluhhino pumpamisjaam sai Ukraina droonirünnakus kõige rohkem kannatada. Esimene kaader tehti 3,5 kuni 4 kilomeetri kauguselt Opsist, samas kui teine video salvestati 5 kilomeetri kauguselt. Astra ütleb nende videote kohta, mida ta jagab, et see näitab lihtsalt Ukraina põhjustatud tulekahju tohutut ulatust. Et leek oleks selliselt kauguselt nähtav, peab see olema nii tohutult suur, et selle kustutamine võib võtta päevi. Ja isegi, kui tuli on kustutatud, peab Venemaa tegelema keerulise remonditööga, mis võib nende naftapumpamisjaama nädalateks, mitte kuudeks rivist välja viia. Saistes silmitsi nii suure tulekahjuga, mida on näha kaugelt ja laialt, tegi Venemaa seda, mida ta alati edukate Ukraina sügavrünnakute järel teeb. Valetas häbitult. Militani jagab Venemaa ametnike kommentaare pärast rünnakut, kes ütlesid: õhutõrjesüsteemid neutraliseerisid Almetjevski rajooni kohal taevast drooni. Tööstuspiirkonnas algas kukkunud rusude tõttu lokaalne tulekahju. Tõesti, Venemaa, kas me kasutame jälle seda droonirusude ettekäänet? Tuli, mida oli näha 5 kilomeetri ehk umbes 3 miili kauguselt, põhjustasid metall- ja plastijäätmed. See juhtus taas tabama just seda konkreetset asja, mida Ukraina tahtis tabada. Kui see on Venemaa õhutõrjetöö, siis hakkab tunduma, et Putinil oleks rohkem õnne, kui ta käsiks oma õhutõrjel tulistada nende rajatiste pihta, mida Ukraina sihib. Vähemalt siis ei peaks Venemaa teesklema seda. Need õhutõrjesüsteemid pole olnud kuidagi kasulikud Ukraina droonide peatamisel, nii et maailma kõige täpsem droonirusu tabab jälle ja jälle. Ja mida see Venemaa jaoks tähendab, nagu Militanji selgitab, on see, et kaotatud on pumpamisjaam, mis võtab vastu ja segab naftat mitmest erinevast piirkonnast, mis seejärel suunatakse Družba torujuhtmesse. Kui Kaljukino pumpamisjaam töötab nii nagu peab, teenindab see Venemaa peamisi rafineerimistehaseid ning saadab naftat otse ka mõnda riiki, kes jätkavad Venemaalt nafta ostmist, isegi kui Putin ja tema riik on sanktsioonide all. Võiks isegi öelda, et see, mida Ukraina just tegi, oli keskmise sõrme näitamine ühele riigile, kellele Venemaa oma ebaseaduslikku naftat tarnib, kuid selle konkreetse riigi juurde tuleme kohe tagasi.
Militani sõnul suudab pumpamisjaam, mida Ukraina just tabas, vastu võtta ja pumbata kuni 350 000 tonni naftat päevas. Väljaanne väidab, et see on võrdne 4,2 miljoni tonniga aastas, kuid arvutused ei klapi. Kas Militani pidas silmas, et Kalukino jaam võtab vastu 350 000 tonni naftat kuus, mis siis teeb kokku 4,2 miljonit aastas? Või tehti lihtsalt valed arvutused? 350 000 tonni naftat päevas teeb aastas kokku 127,75 miljonit tonni, mis on rohkem kooskõlas enam kui 100 miljoni tonniga, mida Kaspia poliitikakeskuse vanemteadur dr. Erik Rudenscholz mainis oma postituses Ukraina rünnaku kohta LinkedInis. Üle 100 miljoni suurune arv tundub kõige tõenäolisemalt õige olevat ja see viib meid sujuvalt põhjusteni, miks Ukraina selle konkreetse rünnaku läbi viis. Družba torujuhtme probleemi lahendamine on neist põhjustest kõige olulisem. Me mainisime varem, et Kalukino jaam töötleb umbes 30% toornaftast, mida Venemaa saadab peamistele ekspordimarsruutidele, nagu Družba torujuhe. See nafta tuleb mitmest erinevast allikast, sealhulgas Tatarstanist endast, samuti Lääne-Siberist, Baškortostanist ja Udmurtiast. Teisisõnu, see, mille Ukraina just välja lõi, on võtmesõlm tohutus võrgustikus, mis eksisteerib ainult selleks, et raha Venemaale voolaks. Venemaa. Enne kui Putin alustas oma sissetungi, aitas see raha Vene rahvast. Nüüd kulutatakse seda katastroofilisele sissetungile, mille Venemaa juht alustas 4 aastat tagasi. Drespa torujuhtme kogu läbilaskevõime on 2 miljonit barrelit Vene naftat päevas, kuigi pole selge, kas torujuhe alati selle mahuni jõuab. Kui eeldada, et maksimaalne läbilaskevõime saavutatakse, tähendab see, et Drespa torujuhe veab Venemaa jaoks iga kuu miljonite dollarite väärtuses naftat. Isegi Euroopa Liidu ehk EL-i poolt Vene toornaftale kehtestatud $44,10 hinnalaega teeb 2 miljonit barrelit päevas kokku $88,2 miljonit. Kui korrutada see 365 päevaga aastas, saad peaaegu $32,2 miljardit. Isegi arvestades suuri allahindlusi, mida Venemaa on sunnitud oma toornaftale EL-i sanktsioonide tõttu tegema. Muidugi ei müüda kogu naftat, mis liigub Drespa torujuhtme kaudu teistele riikidele. Nagu me varem mainisime, saadetakse osa sellest Venemaa sees asuvatesse rafineerimistehastesse. Siiski on Ukraina jaoks tohutu võit see, et nad hävitasid pumbajaama, mis töötab umbes 30% toornaftast, mis liigub läbi Družba torujuhtme. See tähendab, et Venemaa kaotab iga päevaga miljoneid, kui mitte kümneid miljoneid dollareid, seni kuni Ukraina tabatud pumbajaam jääb parandamata. Ja arvestades tulekahju tohutut ulatust, mis on nii suur, et Venemaa tõenäoliselt isegi ei tea, kui suurt kahju tuleb parandada, tundub tõenäoline, et Kalukino jaam jääb veel pikaks ajaks rivist välja. Nagu Newski ütleb, on Ukraina tegevus põhjustanud doominoefekti kogu transnefti logistilises võrgustikus. Nafta ei jõua sinna, kuhu Venemaal seda vaja on, sest oluline pumbajaam on hävitatud. See tähendab, et toornafta, mis pidi teel olema, tuleb nüüd ladustada, mis omakorda tekitab süsteemi lõpuosas ummiku. Ei saa rohkem toornaftat saata ladudesse, mis on juba täis naftat, mis oleks pidanud torujuhtme teises otsas ära transporditama. Vene rafineerimistehased, mis peaksid tootma kütust ja muid naftapõhiseid tooteid, peavad nüüd viivitustega arvestama. Mis puudutab riike, kes jätkavad Vene nafta importi Drespa torujuhtme kaudu. Ja rääkides ekspordist, mainisime varem videos, et see konkreetne rünnak oli justkui keskmise sõrme näitamine ühele kindlale riigile Ukraina poolt. Kohe ütleme teile, mis riigist jutt käib, aga enne seda vaatate te saadet The Military Show. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on ideaalne aeg seda nuppu vajutada. Nüüd on üks riik, kes saab olema väga vihane selle Drespa doominoefekti pärast, mille Ukraina just tekitas. See riik on Ungari. Või täpsemalt öeldes, Ungari Putinit õigustav peaminister Viktor Orban saab olema marus selle üle, et Ukraina võtab suure tüki Drespa torujuhtme kaudu liikuvast naftast. Ja põhjuseks on see, et Orban oli juba varem vihane selle üle, et Ukraina polnud remontinud seda osa tohutust torujuhtmete võrgust, mis kulgeb läbi tema territooriumi ja jõuab Ungarisse. Orban on sellest väidetavast solvangust nii raevunud, et üritab sundida EL-i pidurdama 90 miljardi euro ehk $106 miljardi suurust laenu, mis on mõeldud Ukrainale andmiseks, kasutades EL-is külmutatud Vene varasid. Ungari ei olnud selle otsuse vastu. Arvestades, et laen ei mõjuta rahalisi kohustusi, ütles Orban oma katsete kohta laenu vetostada. Nagu Politico 23. veebruaril teatas, lisas Orban, et hiljutised arengud on sundinud mind oma seisukohta ümber hindama. Need arengud on ilmselt seotud sellega, et Ukraina venitab Drespa torujuhtme remondiga oma territooriumil. Orban püüab väita, et Ukraina üritab agressiivselt takistada Ungaril Vene nafta ostmist. Siin on konks. Just Venemaa põhjustas algselt Drespa torujuhtme kahjustused Ukrainas.
Üks Venemaa droonirünnakutest tabas torujuhtme osa, mis varustab Ungarit ja Slovakkiat, mis tõstatab küsimuse, miks peaks Ukraina parandama seda, mille Venemaa katki tegi. Kui Orbán on nii mures, et ta enam Vene naftat ei saa, siis võib-olla peaks ta nõudma, et Putin lõpetaks oma rünnakud Ukraina vastu. Lisaks sellele on nii Ungaril kui ka Slovakkial umbes 90 päeva jagu naftavarusid, seega ei ole nii, et Ukraina peaks kiirustama parandama torujuhet, mille Venemaa ise katki tegi. Siiski üritab Ungari vetostada EL-i laenu, kuni ta saab oma tahtmise, nii et Ukraina viimane rünnak on omamoodi keskmise sõrme näitamine Orbánile. Kui Ungari peaminister hakkab virisema Venemaa tekitatud kahju üle, siis võib Ukraina asja hullemaks teha, võttes sihikule nafta, mis liigub Drespa torujuhtme kaudu. Muide, Euroopa Liidu Nõukogu on 24. veebruaril heaks kiitnud 2 õigusakti, mis muudavad EL-i soovitud laenu Ukrainale seaduslikuks, nii et Orbáni ähvardused veto kohta ei pruugi olla nii tõsised, kui esmapilgul paistab. Liikudes edasi, ründas Ukraina ka Kalikino pumbajaama, sest teadis, et see annab Venemaa föderaaleelarvele tugeva löögi. Jää meiega, sest enne kui selleni jõuame, on selle rünnaku veel üks mõju, mida võib alahinnata – psühholoogiline aspekt. Mõtle sellele, kuidas Ukraina Kalikino rünnakuga hakkama sai. Ukraina pidi saatma droonid, mis Neuski sõnul olid tõenäoliselt täiustatud E-300 Enterprise kaugmaa droonid üle 740 miili Venemaale. Väljaande sõnul liikusid need droonid madalal kõrgusel mööda metsaseid alasid ja jõesänge ning tabasid sihtmärke nii täpselt, et nende veamäär ei saanud olla rohkem kui mõni jalg. Ja droonid tegid seda kõike pärast umbes 10-tunnist lendu, mis oli kogu aeg, mille jooksul droonid lendasid autonoomselt, ilma et Venemaa õhutõrje oleks neid hävitanud. Sellise rünnaku põhjustatud psühholoogiline trauma on tohutu. Sellised kohad nagu Tatarstan ei ole mõeldud sihtmärkideks. Tehniliselt arvas Putin, et ükski koht Venemaal ei ole ohus, kui ta alustas oma sissetungi. Kuid kauge piirkond nagu Tatarstan peaks olema Ukrainas täiesti kättesaamatu, aga tegelikult ei ole. Sireenid, mis ulgusid, kui Kalikino põles, olid Tatarstani rahvale karm meeldetuletus, et Putin on viinud oma riigi sõtta, mis ei jõua mitte ainult koju, vaid tungib üha sügavamale Venemaale. Koolide sulgemine ja lennujaamade töö peatamine iga kord, kui Ukraina droonid saabuvad, on veel üks meeldetuletus. Sellised rünnakud lõhuvad Vene rahva usu Putinisse kui kaitsjasse ning Ukraina endine luurejuht ja nüüdne Ukraina presidendi kantselei juht Kirill Budanov selgitas juba 2024 aasta septembris, et nii see ka juhtub. Ukraina rünnakud Venemaa territooriumile, mis tol hetkel alles algasid, olid juba saavutanud olulise eesmärgi. Vene rahva usk sellesse, et nad elavad turvalises riigis, on murtud, selgitab Budanov ja lisab, et see ongi kõigi nende kaugrünnakute peamine saavutus. Kuigi psühholoogiline surve ei ole tõenäoliselt Ukraina 2026. aasta süvarünnakute peamine saavutus, on see siiski piisavalt tugev, et isegi Putin tunneb hirmu. Juba 2025. aasta märtsis, kui Putin surus läbi osalist relvarahu, selle asemel, et nõustuda tol ajal pakutud täieliku relvarahuga, rõhutas ta, et see relvarahu hõlmaks ka kaugmaa rünnakuid. Teisisõnu, Putin kardab Ukraina kaugmaa droone ja seda kahju, mida need võivad Venemaa rahvale põhjustada. Ja lõpuks on see Putin, kes vaatab pealt, kuidas tema juhitud riik rahaliselt veritseb selliste rünnakute tõttu, nagu see, mida me just Tatarstanis nägime. Sellega jõuame tagasi rahalise poole juurde. New Sky toob välja, et see, mida Ukraina just tegi, on hoop Venemaa föderaaleelarvele, millest suurem osa tuleb maksudest, mida Venemaa nafta- ja gaasiettevõtted maksavad torujuhtmete nagu Družba kaudu müüdud toodangu pealt. Suure pumpamisjaama rivist väljalangemine tähendab, et teenitakse vähem raha, nagu me varem juba tõdesime. Kuid me ei puudutanud seda, kui täiuslikult ajastatud oli Ukraina viimane löök. Nagu Oxfordi energeetikauuringute instituut märgib, moodustavad nafta ja gaas igal aastal 30–50% kogu Venemaa föderaalse eelarve tuludest. Kuigi see pole päris nii, et Venemaal oleks kõik munad ühes korvis, on need protsendid siiski piisavalt kõrged, et iga häire Venemaa energiasektoris põhjustab suuri probleeme. Ja nüüd, kui nii suur osa Venemaa föderaalsest eelarvest on suunatud Ukraina sõja rahastamisele Venemaa rahva arvelt, keskendub Ukraina sellele, kuidas muuta Venemaa eelarve olukord võimalikult halvaks. Miks? Venemaa seisab juba silmitsi eelarvekriisiga. Nüüd läheb olukord veelgi hullemaks. Nagu The Moscow Times teatas 6. veebruaril, oli Venemaa föderaaleelarve puudujääk jaanuaris $22,3 miljardit, kusjuures riigi tulud olid $30,7 miljardit, mis on 11,6% vähem kui aasta varem.
eriti nafta- ja gaasitulud olid langenud 50% võrra, jõudes viimase 5 aasta madalaimale tasemele. See tähendab, et 2026. aasta jaanuar oli kuu, mil Venemaa teenis oma kõige väärtuslikumast sektorist vähem kui ühelgi teisel sõja jooksul. See on kõik märkimisväärne, sest Venemaal on 2026 aastaks eelarve puudujääk 49,4 miljardit dollarit. Me pole veel isegi veebruarist välja jõudnud ja praegune puudujääk läheneb juba poolele sellest summast. Kui Venemaal asjad samamoodi jätkuvad, on see eesmärk 2026 aasta keskpaigaks juba ammu selja taga. Venemaale kuhjub veelgi majanduslikku valu ja Ukraina lisab sellele oma surm 1000 haava läbi strateegiaga, mis tähendab, et nad sihivad pidevalt Vene naftat. Nüüd, kui rafineerimistehaste rünnakutele, mis 2025 aastal hoogustusid, on lisandunud ka rünnakud pumbajaamadele, saadab Ukraina Putinile sõnumi, et ta suudab tabada Vene naftat ükskõik kus see ka poleks või kuhu Venemaa seda ka ei peidaks. Putini sõjalõpu algus on saabunud. Tatarstani rünnakuga on Ukraina just hoogustanud süvalöökide kampaaniat, mis sunnib Venemaad veritsema juba ammu enne, kui Putini väed Ukrainas suudavad vallutada territooriumi, mida ta vajab, et nad vallutaksid. Ja kui rääkida sellest, kuidas Ukraina sooritab ajaloolisi lööke Venemaa sees. Alles paar nädalat tagasi rääkisime sellest, mis peab jääma üheks muljetavaldavaimaks süvalöögiks, mille Ukraina on kunagi sooritanud. Ukraina tabas just midagi suurt Venemaal. Ajaloolisel ööl hävitas Ukraina midagi, mida Putin ei saa kunagi asendada ja Venemaa president on vapustatud. Oluline tehas põleb ja see pole ainus asi. Ukraina tegi ühe ööga kõik õigesti. Redkino, Belgorod, Brjansk ja Saratov kõik põlevad ja Putin ei saa selle vastu mitte midagi teha. Alustame Redkino külast. See küla, mis asub Venemaa Tveri oblastis, on koduks tehasele, mis toodab kütust 2 Venemaa kõige olulisema raketi jaoks, KH-55 ja KH-101. Putin arvas, et tehas on turvaline. Tver asub Moskva ja Peterburi vahel ning Ukraina droonid peaksid selleks, et sinna jõuda, läbima 100 miile. Ja just seda nad tegidki. United 24 meedia andmetel lendasid Ukraina droonid 7. veebruari varahommikul Redkino suunas. Nad möödusid Venemaa vähestest õhukaitsesüsteemidest ja tabasid otse tehast, mis väidetavalt toodab haruldast raketikütust nimega Desilin M. See kütus põleb nüüd koos seda tootva tehasega ning Venemaa ei saa eitada, mis toimub. NASA Firms platvorm registreeris kohe pärast rünnakut tehases aktiivse tulekahju ning kohalikud elanikud filmisid samuti tulekahju ja paksu musta suitsu, mis tehasest välja voolas. Üks neist videodest, mida jagas X'is United 24 Media, näitab tulekahju, mida filmitakse kaugelt. Puude vahelt näeme tulekahjusid. Kuuleme lähenevate droonide suminat ja Vene õhutõrje meeleheitlikku tulistamist, kui nad ei suuda peatada relva, mille Ukraina on saatnud Redkinosse. Droon tabab sihtmärki, põhjustades tohutu plahvatuse ja Redkino tehas põleb. Veel. Astra Telegrami kanaalis jagatud videomaterjalil on näha, kuidas üks Ukraina droonidest liigub tehase poole. Kanaal väidab, et elanikud teatasid ka hävitatud tehasest lähtuvast keemilisest lõhnast, mis viitab sellele, et Ukraina droonid tabasid midagi väga olulist. Redkino eksperimentaaltehas on suur Venemaa tööstusettevõte, mis on spetsialiseerunud keemiatoodete arendamisele ja tootmisele. Ettevõtte veebilehel on kirjas, et tehas on olnud ainulaadsete keemiatoodete tootja lennundus- ja kosmosetööstusele juba mitu aastakümmet. Siin on võtmesõnad mitu aastakümmet ja ühe ööga. Ukraina on hävitanud midagi, millele Venemaa on lootnud vähemalt nii kaua, kui Putin on olnud võimul. Ja me tuleme selle juurde, miks just see tehas ja selle toodang olid nii olulised, hiljem videos tagasi. Kõigepealt ütlesime teile, et Venemaal põleb kõik ja me ei valetanud. Redkino rünnak on küll kõik pealkirjad vallutanud, kuid see oli vaid üks paljudest, mille Ukraina läbi viis. 7. veebruaril kasutas Ukraina Brjanski piirkonnas oma Neptun-rakette ja kõrge mobiilsusega suurtükiväe raketisüsteeme ehk HIMARS-eid, et hävitada selle Venemaa piirkonna energiataristut, viies paljud Brjanski elanikud pimedusse. See oblast, mis piirneb Ukraina Sumõ ja Tšernihivi piirkondadega, on oma läheduse tõttu olnud Ukrainale juba ammu sihtmärgiks. Ning nüüd paneb Ukraina selle oblasti elanikud tundma osa sellest valust, mida Ukraina enda rahvas on pidanud taluma Venemaa pidevate rünnakute tõttu Ukraina energiasüsteemi vastu. Brjanski oblasti kuberner Aleksandr Bogomas teatas rünnakust öeldes: Ukraina relvajõud ründasid meie piirkonda kaugmaa Neptun-rakettide ja HIMARS mitmikraketiheitjate süsteemidega. Rünnaku tagajärjel katkes elektrivarustus 7 omavalitsuses. Eri- ja päästemeeskonnad töötavad elektrivarustuse taastamise nimel.
Ukraina sõjavägi ei ole rünnaku kohta ametlikku kommentaari andnud ning Kyiv Independent märkis, et ei suutnud 7. veebruaril Bogomasi väidete õigsust kinnitada. Siiski tundub tõenäoline, et Ukraina viis selle läbi. Venemaal on pikk ajalugu rünnakute toimumise eitamises, seega on eduka rünnaku kinnitamine piisavalt haruldane, et olla märkimisväärne. Ja see polnud veel kõik. Palju rohkem. Ööl enne seda, kui Ukraina pani Redkino ja Brjanski põlema, sihtis ta ka Venemaa Belgorodi oblastit. Veel üks piirkondadest, mis asub Ukraina ja Venemaa vahelisel piiril, Belgorod, sattus massiivse pommitamise alla, mis põhjustas tõsist kahju, teatas Belgorodi kuberner Vjatšeslav Gladkov Reutersi andmetel. Vaenlane on pommitanud tsiviillinna Belgorodit. Kõik teavad, et meil ei ole sõjalisi sihtmärke, on olnud tõsiseid kahjustusi. Olen käinud olukorraga tutvumas, väitis Gladkov oma tõsises pöördumises Belgorodi elanike poole. See on ebaaus väide. Gladkov väidab Belgorodi süütust, samal ajal kui Venemaa jätkab rakettide nagu KH-101 saatmist, millest räägime hiljem videos, et rünnata Ukraina energiarajatisi. Venemaa muutis energiarajatised sõjalisteks sihtmärkideks. Ukraina näitab lihtsalt Putinile, mida see tema rahva jaoks tegelikult tähendab. Ukraina president Volodymyr Zelenski on samuti ümber lükanud Gladkovi väited Ukraina rünnakute kohta Venemaa energiarajatiste vastu. Kui Zelenskilt 8. veebruaril küsiti, kas Ukrainal on ressursse rünnata energiarajatisi enne puhtalt sõjalisi sihtmärke, vastas ta, et need on üks ja see sama. Me ei pea valima, kas rünnata sõjalisi sihtmärke või energiarajatisi. Tema müüb seda energiat, Putin müüb naftat, nii et kas see on energiasihtmärk või sõjaline sihtmärk. Ausalt öeldes on see üks ja sama asi. Ta müüb naftat, võtab raha, investeerib selle relvadesse ja kasutab neid relvi ukrainlaste tapmiseks, selgitas Zelenski. Gladkovi avaldused annavad vähemalt mingit konteksti võimaliku põhjuse kohta, miks Brjanski oblasti kuberner samuti kinnitas Ukraina rünnakuid selles piirkonnas. Venemaa püüab kujutada Ukrainat terroristliku riigina tema rünnakute tõttu Venemaa energiasüsteemi vastu. Silmakirjalikkus on lausa ennekuulmatu. Nagu Euroopa poliitikaanalüüsi keskus märkis detsembris, on kõik 15 Ukraina soojuselektrijaama saanud kahjustada või hävitatud Venemaa rünnakute tõttu. Üks ainus Venemaa rünnakute seeria 25. novembril jättis ilma elektrita 40 000 inimest Kiievis, 21 000 Dnipros, 20 000 Odessas, 13 000 Tšernihivis ja üle 8000 Harkivis. Kas Brjanski ja Belgorodi kubernerid ei tea, mida nende oma riik Ukrainas teeb, või nad teavad seda ning püüavad kasutada Ukraina rünnakuid oma oblastites propagandavahendina? Igal juhul pole vahet. Belgorodi energiataristu põleb samuti ja kohe räägime teile, kui tõsiselt. Aga enne kui sellesse sügavamalt sukeldume, vaatate te sõjasaadet. Kui te pole veel tellinud, siis nüüd on selleks ideaalne aeg. Tagasi Belgorodi juurde. Kyiv Independenti 7. veebruari raporti kohaselt elektrikatkestustest ja voolukatkestustest teatati kogu Belgorodis pärast Ukraina rünnakut oblasti energiataristule. Ja need katkestused polnud üksikud juhtumid. Väljaanne märgib, et see on juba 3. kord nädala jooksul, kui ulatuslikud elektrikatkestused on mõjutanud Belgorodi linna. Ukraina raketid tabasid seda piirkonda ka 3. ja 6. veebruaril. Näib, et sihtmärgiks oli Lutši soojuselektrijaam, mis varustab umbes 10% Belgorodi soojusest. See, mida me siin näeme, on see, et Ukraina annab tagasi seda, mida ta ise on rohkelt saanud. Venemaa raketirünnakud Ukraina energiarajatiste vastu ei peatu. Sellepärast sihtis Ukraina Redkinot ja me tuleme varsti tagasi selle juurde, miks see rünnak meile oluline on. Aga kui Putin ei kavatse lõpetada Ukraina energiarajatiste ründamist, siis on ta muutnud selle tüüpi infrastruktuuri sõjaliseks sihtmärgiks. Ukraina vastab lihtsalt samaga ja see viib Belgorodi elanikud pimedusse ja külma kätte. Täpselt nii, nagu Venemaa teeb 10 000 Ukraina kodanikele. Ja, Ukraina sihtis ka vägede koondumist Belgorodis, nagu Ukraina relvajõudude peastaap teatas 7. veebruaril. Meil pole selle kohta rohkem üksikasju, kuid tundub, et Gladkovi väide, et kõik teavad, et meil pole Belgorodis sõjalisi sihtmärke, osutus valeks. Samal päeval, kui ta selle väite tegi, võite ilmselt aimata, mida me järgmiseks ütleme. Ukraina polnud veel lõpetanud. Samuti teatas UKR Inform 7. veebruaril, et Ukraina kaitsejõud lõid Balashovo naftabaasi pihta, mis asub Venemaa Saratovi oblastis. Me ei tea sellest rünnakust palju rohkemat peale selle, et see toimus, kuid selle põhjus on selge – hirm. Mida rohkem Ukraina suudab Venemaa naftat hävitada, seda vähem saab sellest naftast toota kütust, mida Vene okupandid Ukrainas kasutavad. Soomusmasinad ja tankid ei saa ilma kütuseta liikuda. Samuti ei saa seda ka lennukid, mis vajavad lennukikütust, mida toodetakse naftast.
Ja isegi, kui Venemaa ei kavatsenud selle depoo naftat rindele saata, on see ikkagi kaotus. Põlevat naftat ei saa müüa ja seda ei saa kasutada kütuse valmistamiseks Saratovi elanikele. Balaševo naftadepoo on veel üks mitmest põlevast sihtmärgist, mis kroonib Ukraina jaoks ajaloolise öö. Ainult, et see pole veel kõik, sest on veelgi rohkem. Lisaks rünnakutele üle kogu Venemaa sihtis Ukraina ka oma territooriumil asuvaid Vene okupante. Zaporizhzjas hävitas Ukraina rünnak droonide juhtimispunkti Rivonopoli asula lähedal. Ukraina hävitas samuti veel ühe Vene vägede koondise lähedal asuvas Dorosnjankas. Jaltas, mis asub Donetski oblastis, ründas Ukraina Vene remondibrigaadi. Ja samuti Donetskis hävitas Ukraina veel ühe droonide juhtimispunkti Mõkolaivkas koos mitmikraketiheitjaga, mille Venemaa oli paigutanud Poltavkasse. Mõlemas piirkonnas muutuvad Venemaa rünnakud seda vähem intensiivseks, mida rohkem sõdureid, droone ja varustust Ukraina hävitab. Vähem intensiivsed rünnakud tähendavad Venemaa jaoks aeglasemat territooriumi hõivamist, eeldusel, et nad suudavad üldse midagi vallutada. Me ütlesime teile, et 7. veebruar oli Ukraina jaoks ajalooline öö ja me mõtlesime seda tõsiselt. Venemaa põleb. Okupandid hävitati. Ühe ööga tõestas Ukraina, kui habras on Venemaa õhutõrje, viies läbi täpseid lööke, mis kõik nõrgestavad Putini sõjapingutusi. Ja see toob meid tagasi Redkino juurde ning raketikütuse tootmisrajatise ründamise juurde selles asulas. Tuleta meelde video varasemat osa. Me rääkisime, et Ukraina hävitas tehase, mis oli töötanud aastakümneid ja et see tehas tootis midagi, mida Putin ei suuda asendada. See miski on Desilin M. See kõrge energiaga kütusekomponent on mootorite tööks täiesti hädavajalik ja mitut tüüpi tiibrakette, mida Venemaa on kogu sõja vältel kasutanud Ukraina linnade ja energiataristu hävitamiseks. Just see kütus võimaldab Venemaa rakettidel läbida üle 2500 kilomeetri ehk umbes 1550 miili pikkuseid vahemaid. See omakorda võimaldab Venemaal rünnata Ukrainat turvalistelt kaugustelt. Lisaks on Desilin M-il ka huvitav omadus. See ei külmu temperatuuridel, mis on alla umbes -50 kraadi Celsiuse või umbes -58 kraadi Fahrenheiti. See on külma kliimaga riigi jaoks mõeldud kütus ning see on Venemaa jaoks täiesti asendamatu. Ukraina põletas just maha tehase, mis toodab seda kütust. Varsti räägime, mida see rakettide seisukohalt tähendab, kuid rünnak Redkino tehasele on isegi suurem, kui esmapilgul paistab. Lisaks sellele, et tehas toodab ainulaadset kütust, mida Putin ei saa kuskilt mujalt, valmistab see tehas ka strateegilisi materjale Venemaa lennukitööstusele. Nende hulka kuuluvad ränikarbiid, mida kasutatakse komposiitmaterjalide valmistamiseks, ja boornidriit, mida Venemaa vajab oma rakettide mootorite ning teiste mootorite kaitsmiseks korrosiooni eest. Lisaks toodab tehas spetsiaalseid kuumakindlaid emailvärve, mida Venemaa kasutab oma rakettides. Nii et Putin ei kaotanud mitte ainult kütust, vaid ka tehase, mis on hädavajalik igas Venemaa õhustrateegia aspektis. Vaatame uuesti selle strateegia võtmeaspekti – Venemaa raketirünnakuid Ukraina vastu. Nagu nimetu SBU allikas ütles UKR Informile, jätkab SBU süstemaatilisi lööke Venemaa sõjatööstuskompleksi võtmeobjektidele. Kannatada saanud tehas on oluline lüli tiibrakettide loomisel, millega Venemaa ründab Ukrainat. Isegi selle tehase tööde ajutine peatamine raskendab raketikütuse tootmist ja vähendab vaenlase võimet säilitada meie linnade pommitamise intensiivsust. Avaldus vihjab sellele, kes selle rünnaku läbi viis, kuid suurim uudis on siin tiibrakettide, eriti tugeva löögijõuga KH-101 loomise raskendamine. KH-101 on olnud üks peamisi rakette, mida Venemaa kasutab oma kaugmaa rünnakutes Ukraina vastu. 2024 aastal kasutas Venemaa seda raketti, et tabada oma Düüti, mis on Ukraina suurim lastehaigla, nii et on selge, miks Ukraina tahab selle raketi mängust välja saada. KH-101 on olnud samuti oluline osa Venemaa teistes massiivsetes raketirünnakutes Ukraina vastu. Pravda andmetel tulistas Venemaa ainuüksi jaanuaris Ukraina pihta 158 erinevat tüüpi raketti, mis teeb umbes 5 raketti päevas. Mitte kõik neist rakettidest ei olnud KH-101D, kuid mõned neist kindlasti olid, ning nende tootmisest kõrvaldamine on Ukraina jaoks väga suur asi. KH-101 on rakett, mille kohta Venemaa väidab, et selle tabamistäpsus on vaid 10–20 meetrit, ehk 32,8–65,6 jalga. See on olnud kasutusel alates 2012 aastast ning 2024 aasta esimesel poolel töötas Venemaa välja muudetud versiooni, mis kannab 2 lõhkepead, muutes selle mõju poolest 2 korda surmavamaks. KH-101 on võimeline kandma nii tavapärast kui ka tuumalõhkepead ning see on loodud lendama madalal kõrgusel, mis teeb selle Ukraina õhutõrjele äärmiselt raskesti allatulistatavaks.
Mõnede allikate kohaselt lendab see väga kaugele, maksimaalse lennukaugusega 4500 kilomeetrit ehk veidi alla 2800 miili ning tabab tugevalt, kuna selle lõhkepea kaalub 400 kilogrammi ehk 881 naela. Ja pea meeles, et Venemaa on KH-101 algversiooni moderniseerinud, mis tähendab, et selle uus versioon on 2 korda võimsam. Ukraina õhutõrje suudab neid rakette alla lasta. Nad on seda varemgi korduvalt teinud, kuid Ukraina edukuse protsent ei saa kunagi olla täiuslik. Näiteks 2025 aasta oktoobris tulistas Venemaa Ukrainasse 270 raketti. Nendest suutis Ukraina alla lasta 146 raketti, mis teeb edukuse protsendiks 54. See protsent varieerub 6-st 6-sse, sõltudes sageli sellest, kui palju õhutõrjerakette ja süsteeme Ukrainal parajasti kasutada on, kuid põhimõte jääb alati samaks. Ukraina eelistaks palju rohkem võtta sellised raketid nagu KH-101 kasutusest maha, kui tegeleda sellega, et Venemaa neid tema territooriumile tulistab. Rünnak Red Kino tehasele saavutas selle eesmärgi. Ja isegi kui kahju on ainult ajutine, mida me veel kindlalt ei tea, tähendab see ikkagi, et Venemaal tekib viivitus KH-101 rakettide ja mitmete teiste rakettide jaoks vajalike kütusekomponentide tootmises. Viivitus leevendab survet. Leevendatud surve tähendab, et Ukraina linnad saavad taastuda ja selle väed saavad keskenduda Vene maavägede tõrjumisele ja neile vastutegevusele. Militania toob oma hinnangus Ukraina rünnakule Red Kino vastu välja veel ühe huvitava aspekti. Sõltuvalt sellest, mida Ukraina Punase Kino tehases tabas, võib Venemaal kuluda kuni aasta, et tehas taas tööle saada. Ühe KH-101 raketi tankimiseks kulub umbes 1,5 tonni desiliini. Seega tootmisliinide seiskamine mõjutab otseselt vaenlase võimet valmistada ette uusi massiivseid lööke. Kiiresti sünteesi taastada pole võimalik, sest unikaalsete reaktorite valmistamine ja paigaldamine võtab aega 6-12 kuud, märgib Militani. Pea meeles, et Venemaa tegutseb juba lääne sanktsioonide tugeva surve all. Desilin M tootmiseks vajalike reaktorite valmistamist ja paigaldamist ei saa niisama õhust võtta. Need on unikaalsed ja kui nende ehitamiseks on vaja lääne komponente, ei pruugi Venemaa neid isegi juurde toota suuta. Red Kino rajatis on juba Ühendkuningriigi ja USA sanktsioonide all. Kui see rajatis ehitas ka reaktorid iseenda jaoks, selle asemel, et toetuda mõnele teisele Venemaa tootjale, siis hävitatud reaktoreid ei pruugita kunagi asendada. See tähendaks lõpuks, et KH-101 eemaldatakse mängust jäädavalt. Samuti ei paista, et Venemaal oleks suuri varusid rakettidest, mille tootmine sõltus Desilin M-ist kusagil vedelemas. Nagu New York Times teatas 2024, aasta augustis oli Venemaa jõudnud juba olukorda, kus tal oli rakettidega käest suhu elamine. Väljaande sõnul on need, mis Ukrainat tabavad, sageli on tehasest väljumisest möödunud vaid mõned nädalad. Iga tootmise peatumine katkestab tarnevoo, mis peatab ka rünnakud. See järeldus tehti uurides KH-101 raketti, mis tabas lastehaiglat, mida mainisime varem videos. Rakett valmistati 2024 aasta teises kvartalis. Väitis Tameeni konfliktirelvastuse uurimisrühm 2024 aastal, mis tähendab ajavahemikku 1. aprillist kuni 30. juunini 2024. Ja arvestades, et rünnak toimus 8. juulil, tähendab see, et rakett valmistati 8 päeva kuni 12 nädalat enne rünnakut. Tundub, et Ukraina andis Putinile just suure logistilise probleemi. Täpsemalt tekitas need probleemid SBU. Ukarinform teatab, et SBU Alfa erioperatsioonide keskuse droonid tabasid Red Kino tehast. Me ei tea, kas Alfa üksus oli seotud ka paljude teiste rünnakutega, millest oleme rääkinud. Siiski tundub üsna kindel, et SBU võis olla nendega seotud. Kui mitte rünnakute läbiviimisel, siis vähemalt droonide või vajaliku luureinfo andmisel nende rünnakute jaoks. Loomulikult teeskleb Venemaa, et Red Kino tehases ei juhtunud midagi. Venemaa kaitseministeerium ütles vaid, et nende õhutõrje hävitas 7. veebruari ööl 4 Ukraina drooni, kuid salvestised näitavad tõde. Ukraina kasutas omaenda lendavaid sanktsioone, et hävitada tehase, mis on Putinile asendamatu, ja tegi seda ööl, mil mitmed Venemaa piirkonnad põlesid. Energiataristu on hävitatud, Vene vägede koondised on kadunud, nafta põleb. Ja kui Ukraina tabas Red Kinos kulda, võib KH-101 peagi täielikult mängust kaduda. Ukraina ajalooline rünnakute öö ei ole sugugi esimene kord, kui ta annab Venemaale teada, mis juhtub, kui Putin jätkab Ukraina energiataristu ründamist. Jaanuaris andis Ukraina Venemaale jõhkra kättemaksu Oreshniku hüperhelikiirusega raketi kasutamise eest. Saate sellest rünnakust ja selle põhjustest rohkem teada meie videos. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti tellige The Military Show kanal, et saada rohkem infot Ukraina laastavate kaugmaa rünnakute kohta Venemaal ja okupeeritud aladel. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!